tere, Timo. Tere, tere. Sina oled nii suurte kogemustega numeroloog ja mina olen umbes 2 aastat sellega tegelenud ja me juba tegelikult eetriväliselt veitsa rääkisime sellest, et mis numeroloogiat sina kasutad, mis mina, aga ma olen nii uudishimulik ja ma ütlen sulle eelkõige seda, et ma olen nii õnnelik ja tänulik sulle, et sa olid valmis, sa ütlesid, et noh, mis ikka, teeme ära ja lihtsalt see on nii võrratu. Ma austan sinu toimetusi ja ma ausalt öeldes suu ammul ja Tänan. kuulan neid. Ole hea. Ja just natukene veitsa tagasi just rääkisimegi sellest, et mina siin vene koolkonnas õppisin numeroloogiat. Mhm. Aga tead, ma tahaksin, Timo, üldse täitsa alustada algusest. Mis ajal, mis vanuses umbes sa hakkasid sellega tegelema ja mis sind sinna üldse nagu viis, et miks? Takkajärgi odatuna, ma arvan, et ju see enne sündi tehtud leping oli. See tuli väga varakult, ma olin 14. Tulid esimesed märgid, siis tuli 17. Tõenäoliselt olin 17 või olin ma 16. No 16 oli üldse murraga aasta mulle, vanusaasta mul on silmas. Mhm. Numeroloogias tuleb vaadata vanusaastat ka, kui vana sa oled. See loeb samamoodi, eriti kui aasta prognoose teed inimesele. Ja no siis hakkaski, no see oli 80-ndate lõpp millalgi sealt. Siis oli ju sügav vene aeg. Oo jaa, aga kui infot sul vaja on ja see on su elurajale sisse kirjutatud, see programm, siis ei määra see mitte midagi. See kõik tuleb lihtsalt. Nad Mhm. tulid küll algelisel kujul, aga tulid. Aga kus kandis siis see info tuli, mille kaudu, kas olid mingid vihikud või olid mingid raamatud või? Jah, läbi dissidentide öelda selle kohta. Mhm. Sealtkaudu tulid lehed, ise trükitud, ütleme kopeeritud. No see on näha, kalkapaberi peal oli kopeeritud nagu. Mhm. Kas hakkasid seda üksinda uurima või sul oli mingi Üksi, tutvusringkond? Üksi. tuttava kaudu, mu sõber ühesõnaga, tema kaudu tulid need. tema ise ei uurinud, ta arvas, et mul võiks huvi pakkuda ja noh, niimoodi läks, et ma sain algmaterjali, seda ei olnud küll väga palju, aga piisab, et alustada. Mhm. Kaua sa oled nüüd üldse niimoodi numeroloogina tegutsenud? On 10, 15 aastat, sa hakkasid küll, sa ütlesid 14. jah, ma hakkasin uurima, varem ma õppisin hästi kaua. Mhm. Testisin ja ma olen niisugune maru skeptilise iseloomuga. Ma ei usu neid asju, ma ei usu mitte midagi, mis teisel pool lihtsalt niisama, et räägitakse, keegi kohtus seal mingi plejaadlastega või artuurlastega ja nägi seal krokodille, kes kõndisid kahel jalal. Juh, Heidi, vabandab eelmise pärast, aga sihuke asi mulle kuidagi nagu no, ei jõua kohale, kuigi mul isa jah, puutus sihuke asjadega kokku. Okei. Aga ma ise, ma, mina pean nägema, et see asi reaalsuses töötab. Ma Mhm. teen testid ära niimoodi, vaatan mitmeid inimesi järjepanu, jälgin, kuidas nad on igapäevaelus, need rütmid, kuidas töötavad niimoodi. Ja siis aastatega nagu kujunes, kuni lõpuks jõudis sinnamaani välja, et pidi hakkama välja tulema. Piirusi täis ühesõnaga. Mõni Mhm. õpib väga kiiresti, lühikese ajaga, eriti tänapäeval see maht on nii suur, mida on võimalik kätte saada, aga minu ajal, kui ma alustasin, ei olnud seda üldse mitte kusagil. Seetõttu tuli väga palju ise juurde nuputada. Tegelikult see oli väga hea. See õpetas mulle omalaadset lähenemist numeroloogiale, ainult lähtuda omaenda natuurist iseloomust. Ma ise panin palju juurde ja see süsteem, millega ma tegelen, see on täitsa mu enda leiutatud. Mhm. et selles mõttes leiutatud, et ma võtsin sealt, võtsin teisest kohast, võtsin kolmandas kohast ja miksisin kokku ja lisasin veel oma elukogemuseks sinna juurde. Ja ma teen seda kogu aeg põhimõtteliselt. Ma õpin samamoodi nagu sinagi iga päev, kui vähegi võimalik on. ja kusjuures nii hästi ütlesidki, et ega tegelikult see on nii lai maailm, et see ei peatu mitte kunagi, see on nii põnev. Mhm. Ja kusjuures ma küsisin Timo su käest ka, et millal sa oled sündinud ja sa ütlesid, et see pole mingi saladus, aga samas on nii lahe, et meil on peaaegu et algus üks. Eks sa oled 7. märts, mina olen 16. märts ja Aa, ka märtsis. ja et räägi uuesti see lahti, mis sa enne salvestama noh panekut ütlesid, vaata, mm see oli nii huvitav nüanss, seepärast et see on siin need ja, seitsmete ja koha pealt mõtled, jah? 7 ja 16, vaata selle kohta. Ja. Need on noh, nagu 25 on ka vaata 7 on ju. ja, 25 on kusjuures kõige erinev 7 veel. ja Ta on. on kõige emotsionaalsem, kõige tundelisem, vajab kontakti ja hinge rääkib hästi palju, nad on väga müügiagendid näiteks. Väga psühholoogid siuksed. 16 on inimene, kes tuleb tugeva vaimse karmaga eelmises elus, kus ta on teinud liiga teiste inimeste armusuhetes. Just nüüd ta peab nagu õppima, nii-öelda ise läbi kannatuste, ise jäetakse teda maha mitu korda või keegi lihtsalt.
lähedasest läheb mulla alla, mis iganes, kes emotsionaalselt seotud temaga on. ja sealt läheb edasi, aga 16 saab väga suure platvormi kiiresti tõusta kõrgele, hästi kiiresti, kui see sabas kinni, tiigri sabas kinni saadakse nii-öelda vaimse poole pealt. ta mitte ainult, 1 ja 6 loovad ühenduse, kus inimene on loodud suhtlema, silma paistma, särama. 1-6 ühendus on naistele parem kui meestele, aga sealt lõppühendus tuleb 6-7, see on teile meestele parem. nii et 16 on selles mõttes nagu fifty-fifty, ta on nii mees kui naine, kasulik mõlemale ühesõnaga. jah. aga ainult nendele, kes mõistavad aju kasutada õieti ja ennast hoida eemal emotsionaalsest pingest tekkinud, ütleme siis vajadusest tarbida midagi, et leevendada kasvavaid pingeid, sest 16 on eriline võime mõelda ennast lolliks, Mm. haigeks ja nad 16 oskavad mõnu tunda elu naudingutest. Nendele meeldib nautida elu, nendele meeldib ilusad söögid, ilus välimus, korralik söök on ju. 1-6 ühendus rõhutab seda väga tublisti, need naised selle numbriga paistavad silma kohe ja mehed püüavad ka oma välimust hoida. tavaliselt niisugused puhtad seitsmed, nendel on täitsa poogemised välja näevad. Nad võivad küll klantsida ja viisakad olla, oma maitse, oma näoga niimoodi onju. aga noh, kuna seda puhast seitset juhib Marss, see on nüüd see 7 tähe astroloogilises numeroloogias või siis numeroloogilises astroloogias, kuidas kellelegi meeldib, siis need on vaimsed võitlejad. Nemad võivad ka kaevikust automaadiga ringi jooksu, see ei ole mingi ime nendele, see Marsi mõju on tugev nendel inimestel. ja nendel on tugev tajutehnika, nad võivad arvutiinsenerid näiteks olla, nad on näiteks 7 ja 25, mõlemad seitsmed on nagu väga erinevad. On. puhas seitse on mehelik, puhas seitse on naisele sündinud tüdrukule väga ebameeldiv. ma tean palju naistrahvaid, kellel on sellised kuupäevad 7, elutee on 7, siis on mõlemad numbrid, nii sünnikuupäev kui elutee on 7. Nad ei ealist kui mulle mehi. 7 on kõige abieluvastasem energeetikal üldse. tema rõhutab inimese isikupära, tegeleda iseendaga, omaenda minaga, omaenda vaimse kasvuga. tal ei ole, ütleme, liigset energiat, et anda seda kellelegi teisele. ainuke 7, kelle süda on 16. tema tegelebki inimsuhetega. 16 areneb läbi inimsuhete. aitäh, Timo, teadmist. ma esinesin ühel vestlusõhtul ja siis seal publiku seast üks naine hüüdis, õigemini ma ütlesin, et kellel mingeid küsimusi on ja siis üks naine ütles, et aga tead, et Timo Reinpal ütleb, et 16 sündinud päeval inimesed on, vot nüüd ma võin eksida, kas oli nagu väga hirmsad inimesed või midagi sinna ja siis ma mõtlesin, mis asja. ma püüan selle Timo kinni ja ma tahan teada, mis asi see on. muidugi numeroloogina ma tean nagu, mis see on. Aga sa rääkisid selle nii kihvtilt lahti ja sa rääkisid natukene võib-olla isegi liiga palju nagu heas mõttes, et kõik vastab tõele, mis sa rääkisid, nii et kes nüüd kuulis, see kuulis teraselt, siis sai natukene minust rohkem teada. ja teie nüüd ka 16, kes te kuulate siin, palun ka kommenteerige. ja tead, kui põnev, mul on õde on sündinud 25. päeval ja õe-tütar 7. päeval ja siis me naerame, et me kuulume kõik grupp number 7-sse ja me oleme kõik nii erinevad. Te ja olete eelmises elus kõik ühes peres koos ka olnud, nägid sa? ma võin kohe öelda. ja ma tean seda, lihtsalt et teie, lihtsalt jah, teie tasemed on erinevad. sina tegelesid eelmises elus suhetega, hüppasid siia-tänna onju. see, kes 7 oli, see oli väga, noh, sihuke isegi võib öelda isekalt enesekeskne natukene. tõenäoliselt ta võis olla meesterahvas eelmises kehastuses. ma usun ka. tavaliselt 7 on ja, aga kes sina oled eelmises elus olnud? mees, ma olen olnud läbi mitmete kehastuste sõjamees. sõjamees. viimases siin 2 korda Eestimaa pinnal surma saanud. okei. ja kõige võimsam mälestus on, kas ma võin eksida, kas see oli ka 13. sajand või 14. sajand. koht on siiamaani on küsimärk, kas see oli Püreneedes või oli see Itaalia alpides, kus ma elasin. kas sa oled, tähendab, milliste kanalite kaudu sa oled ennast uurinud, et kes sa eelmises elus olid? unes ma unes? näen konkreetseid unenägusid, mida ei saa ja noh, segane öelda, need on täiesti erinevad. Neid on väga raske seletada. Nad on niivõrd reaalsed nagu üles ärgates ei saa aru teinekord, kus sa nagu oled, onju. Ajad neid ajastud nagu segamini. no ma olen näinud oma ühte surma, kui ma Toono jõel pronksajal Vana-Kreekal sõdisin see samamoodi. see on lingukiviga, pidi pool nägu minema.
neid on veel, ma ei viitsi nendesse rääkida, see ei ole nii oluline. ei, ja siis lihtsalt ma mõtlesin ka seda, et tegelikult, et kui kliendid sinu poole pöörduvad, et kas sa Mhm. saad ka näiteks klientide noh, numbrite järgi, ütleme siis sünnipäev, kuu ja Mhm. aasta, et vaadata, kus kohas või mis kogemused neil on olnud. kogemuses on küll vaadata, jah. tõenäolise soo ka, kui mees ja naine, mida nad teinud on, põhimõtteliselt küll ka, jah. Mhm. ja nende perekonna, no olemas täiesti, aga siis on vaja maru täpselt kellaaega teada, sest väga hästi ütleme, eelmise elu uurimisega peedaastroloogia. aga seal on kellaaega täpsus peab olema 2 minutit. Okei. see meeletult täpne peab olema kellaaeg, väga konkreetne. aga siis saad selle D60 kaardi kätte ja kui sa selle kätte saad, see on kõigi teiste astroloogiliste süsteemikaartide ema ja isa. sealt saad alguse D1 kaart ehk solaarkaart, need selles mõttes, mida lääne astroloogid nimetavad sünnikaardiks, on ju. see on Mhm. D1 nõrk, nõrk D, sidekriips üks nagu nii. siis tuleb sealt D9, see näitab, mismoodi D1 elus välja mängib, kuidas inimene nagu areneb ühesõnaga. ja see töötab maru täpselt. sealt näed välja veel D10, see on konkreetselt karjääri puudutav kaart niimoodi, kuidas, milliseks kujuneb su staatus nagu ja millise töökoha peal sa kõige edukam nagu oled või mis laadi tööd sa võid nagu teha, onju. ja seal tuleb veel need, tegelikult tegeleda, seal on kõikide 12 astroloogilise maja kohta eraldi kaart, seal on meeletu. See on väga huvitav, ehk siis sina kasutad veeda astroloogiat, numeroloogiat ja nii nagu sa ütlesidki, et läbi nende aastate sa oled lihtsalt jah, igasuguseid kanaleid pidi sellise nagu oma meetodi teinud. ja jah, ma küsin isikliku küsimuse, kas sul lapsi ka on või? 3 poega. Nägid? Ma tegelikult ei teadnud, ma pole väga palju uurinud, mul Mhm. puudub selline huvi uurida, ma mõtlesingi, et ma saan sinuga avalikult tuttavaks, sest nii nagu ma ütlesin, mul on tõsiselt, Timo, väga suur, kuidas ma ütlen, tänu, et sa tulid minuga rääkima. mina kui no algaja vot oleks. numeroloog ja et mul on üks väike küsimus selles suhtes, et kui mul on kaks Mhm. poega ja kas sa oma Mhm. poegi ka oled arvutanud ja kas pojad on tahtnud seda või on sul näiteks endal nii suur huvi olnud, et sa oled neid uurinud ja siis oled nendega hakanud nagu rääkima sel teemal? vanem poeg, ta aeg-ajalt käib, küsib, ta elab Soomes, töötab Soomes ka. Mhm. keskmine poeg hakkas huvi tundma 12. eluaastal ja nüüd töötab minuga koos. Oo, super. ta töötab täpselt, noh, ta ametlikult töötab ka minuga koos. Okei. Kas tohib no küsida, nooremal, räägi. mis päeval ta sündinud on, ainult päev, huvi pärast? keskmine poiss või? See, ta on kes. 23, Hmm. 23 mai on sündinud, see, kes tunneb huvi, ta on meeletult viitega ja tugeva viiekarmaga. Mhm. Ja noorem poeg? tema on nii ja naa, ta on rohkem vanema poisi moodi, tema õpib kokaks. tal on sünnikuupäev on 15, sealt tuleb 6, 1, 5, 6, ta ise võtab kätte, ise muudab ja ise otsustab. Mhm. ja talle meeldib süüa teha. nii lahe, miks ma seda küsin ka, vaata nii huvitav, sul on kolm poega, mul on kaks poega, aga kui ma hakkasin sellega tegelema, siis nad ütlesid, et see on mingi jama, millega sa tegeled. aga ma ei Mhm. jätnud jonni, sest see oli nii huvitav ja siis, kui ma selle kooli läbi tegin, siis ma mõtlesin, appi, niimoodi saabki inimestest nagu aru nii hästi. ja siis Mhm. ma, ütleme, kõik meie õhtud kujunesid niimoodi välja, et ma alati rääkisin, vaata, sinul on niimoodi, sinul on niimoodi, sinul on niimoodi ja mingi aeg poisid ei tahtnud enam külas käia, sest ma rääkisin liiga palju. ja nojah, et seepärast ma küsin ka, et kuidas sinul, aga see on eriti kihvt, kui sinu poeg, üks poegadest siis sinuga koostööd teeb, et ja töötab sinu. töötab jah. ta on, noh, tänapäeva noor, tal on see väljenduslaadi puudus nii-öelda. Mhm, ta peab õppima kirjanduslikult ennast nagu väljendama. no minul on alati see suve küll olnud, vanasti ma kirjandeid kirjutasin, peitsin 4 suurt auhinda kooli ajal nagu. et kirjutada mulle eluaeg meeldinud, aga noh, temal on see raskus, ma alati vaatan ta tööd üle nagu. mhm, aga noh, tal on näiteks perekondlik seos, ma ütlen, et numeroloogia, astroloogia koha pealt võin julgelt öelda, et inimesed ei sünni juhuslikult siia maailma, inimesed sünnivad kobaratena. selles mõttes kobarane, et seltskond teeb seal teisel pool lepinguga omavahel niimoodi ja siis varsti tulevad. mu praegu abikaasa ja keskmine poeg on eelmises kehasus ühes perekonnas elanud. minul on oma naisega seos 13. sajandi elust läbi, noh, ma ei tea veel mitme elu, seda ma täpselt ei tea, aga teil on kindlasti juba. vanemal poisil samamoodi, meil on kõik seotud. igal perel on kindel karmaliin, mis läbi jookseb, kui hakkad numbrite kaudu vaatama. mhm.
Need noh, kas kõigil on ühtlased viied või kõigil on ühtlased neljad niimoodi on ju, või siis mõnega kombineerub teine, noh, teistsugune ühendus, aga see on ka oluline, mis kohtade peal nad on. Mhm. ja kui inimesed paari ei lähe, näiteks omavahel, paljud naisterahvad on käinud seda, siis väga tugevad on, kui vaatad ühe inimese sünnikuupäeva ja näiteks ja teisel on potentsiaalinumber ehk see täisnime number. kui tähed kokku vaata liidad, on ju, saad selle, mõni ütleb selle kohta oma mina, mõni ütleb selle kohta potentsiaal, teine ütleb selle kohta saatuse number, sellel on jumal teab 10 erinevat nime, on ju. või nimenumber, või see on eesti keeles kõige lihtsam nagu öelda selle kohta. et kui sünnikuupäev ja nimenumber kokku lähevad, ühe inimese sünnikuupäev ja teise nimenumber, see on väga tugev karmaseos. Mhm. teine on nimenumber ja elude number, see on samuti ülitugev karmaseos. ja suhtes kestma jääv numberjõud on hingenumber ehk siis see tahtenumber, see on selleks täishäällikutes kokku liidetud number. otse eelmisele, kui seotud numbrid on sünnikuupäev ja siis see täishäälikute kokkuliitmisel saadud hingenumber. Need on konkreetselt seotud eelmise eluga. sünnikuupäev näitab kogemusi, mis oled omandanud ehk ta põhimõtteliselt mitme elutee ühendus nii-öelda kogemused. ja hingenumber täishäälikult kokku näitab siis sinu iseloomu, Mhm. mis natuuriga sa oled nagu olnud. ja isegi see täisnime number tegelikult on suht oluline asja juures, see ühendab endas inimese sisemise poole ja inimese kaitserefleksiga mingil määral ka välimise poole. ta nimenumbrit ei tohi alaneda. paljud numeroloogid seda eriti India poole peal ei kasuta näiteks või Mm. ütlevad, et see on väga kaugel. ja samas ma vaata siis, kui ma ütlesingi, et mina olen seal vene koolkonnas seda õppinud oma Mhm, numeroloogiat, eks ju, siis meil on ka näiteks noh, ma räägin meil, sest kuna ma olen ikkagi sealt, ma olen hästi suur astroloogia huviline tegelikult juba enne mhm, numeroloogiat olnud, eks ma ka kogu aeg studeerin neid asju, õpin ja seostan ja teen ka mingid oma meetodid siin, ma arvan, see on üsna normaalne, aga seal ka nimele ei pööratud eriti suurt tähelepanu ja näiteks see, kui ma sa tean jah. ja kui sa räägidki, et täishäälikud kokku liites tuleb see hingenumber, aga kui näiteks perekonnanimi vahetatakse, väga noh, paljud see on väga levinud küsimus, see jah. tegelikult on asi lihtne. see nimi, mis sulle sünnipäraselt pannakse, see on see, mida inimese ligi endale tõmbab. see on kõige mõjuvam. inimesed muudavad nime, kui tunnevad, et see on ebamugav, see tekitab raskusi. siis nad Mm, saavad umbes, no sõltub nimest, mida nad vahetavad, et sa võid saada 10%, võid saada 20% lisa. noh, mm, teist värvikammat, ütleme siis niimoodi, onju. kui ta muudab nime ja ta saab, ütleme, nime muutmisega tegelikult tuleb kaasa 3 põhinumbrit ja siis terve rida nagu väiksemad, ütleme, kui ta muudab perekonnanime ära ja muutub sellega üks oluline põhinumber ja 2 jäävad samaks. see on positiivne, mm, sõltub, mis koha pealt, loomulikult, mis number see nagu on siis. ja kui muutub kõik 3, siis võib väga raske olla. see tähendab kardinaalselt uue värvikoha pealetulekut ja see ei pruugi üleüldse sulle meeldida, see võib hakata su saatuse programmi realiseerimist teravalt takistama. sest kui sa muudad nime, sa ei muuda karjääri sellega, sa ei muuda seda, mida sa õpid siin sellega, aga sa hakkad muutma oma saatust. mm, saatuse number ei ole elude number, mhm, saatuse number ei ole ka nimenumber. saatuse number saadakse, kui liidetakse kokku elude number ja nimenumber, täisnimenumber. mhm, mõned soomlased ütlevad selle kohta, Jan Erval ütles selle kohta, et see on see elu viimase kolmandiku domineeriv number nii-öelda ehk küpsuse number või vanuse number, noh, sellega mitte eri nime. Vene koolkonnad ütlevad selle kohta, see on reaalsuse number, mis tähendab tegelikult seda, kes sa oled. see mm, hakkab mõjuma sünnist kuni surmani ja tõusus tempos. aga kui see saatuse number, mina ütlen saatuse numbri kohta, ta on seotud väga terava vedas roogas rahu positsiooniga. ja kui see number, ütleme, kordub kusagil põhinumbrites, näiteks sünnikuupäevas, mhm, no on see 5 ja see on ka 5 seal on ju, siis inimene paneb juba automaatselt kohe seda rada nagu koguma. tal on lihtsam, aga kui saatusnumbrit ei ole esine kusagil põhinumbris, siis tuleb tõsine murrang. Need on nüüd Saturni tsüklitega 27, 30 eluaasta. kindlasti tuleb 36 ja 45, kui varem ei taheta sellega tegeleda, no siis peale 45 enam ei pääse. mhm. see on, vaata meie koolkonnas siin ka, kus mina õppisin, siis on ka, et see 25–35 on selline hästi Mhm. selline nagu Ameerika mäed seal jah. kuskil lõbustuspargis, vaata, ja siis sa peaksid saama need oma õppetunnid kätte ja kui sa siis ei Mhm. saa, siis sa saad ka 45 faasis veel.
ja noh, näiteks mina ise olen omal nahal selle läbi kogenud ja siis ka räägin inimestele alati seda edasi ka, et vaata siis elude number noh, aktiviseerub ja näiteks meie koolkonnas on jällegi hingetee missioon, mis tuleb ka teatud arvutuste järgi, mis ei ole nagu noh, nii lihtsad, et ma saaks kohe praegu rääkida, aga see on ka nii nagu nii huvitav, et see, kuidas sina lähened asjadele ja ütleme, mina ja kes meil veel on siin, meil, noh, kes Eestis on, Kai Tamm on väga pika staažiga, eks ju. igaüks nohistab siis nagu oma asju, aga tegelikult on see maailm on nii lai, see on nii suur, kogu aeg ainult uurimist ja uurimist. see on väga lai. ja näiteks Hiina numeroloogias üldse ei liideta mitte ühte numbrit kokku. seal võetakse terve rida numbreid ja iga number kombineerub teisega ja loetakse nagu kirjatekstina. mm. see on -hmm. hoopis teistsugune. aga siin ma võtan tegelikult ühte hästi huvitavat kursust praegu, mis ka jällegi paneb mul nii suu ammuli tead uurima ja arvutama neid asju, et näiteks on sellised huvitavad numbrid nagu 22, kui sa saad sünnipäev on näiteks, saad 22 aastaseks, siis on 33, siis on 44, Need on 50. vanuseastmed need jah. jaa, et kas ka sina nagu neid asju seal kuskil arvestad või kas sa vaatad üldse inimesel seda, et kui vana ta on, okei kas sa neid asju ka vaatad või pigem on sulle siin nimi nagu oluline ja siis sa vaatad üldse kokku see sünnipäev, kuu ja aasta, kellaaeg Vanust ma vaatan, aga mitte määravalt. mm? see -hmm, on nagu taustavibratsioon, ütleme. mm -hmm, Samamoodi kui inimese nime uurid, on teinekord oluline teada, mitu tähte üldse selles nimes on. mm Reaalselt, mitu tähte. Ja siis võtad välja, kui sul ütleme 15 tähte või 18 tähte on, kui palju on kaashäälikud ja kui palju on täishäälikud. Üldse ei liida kokku mitte midagi, lihtsalt -hmm, selekteerid häälikuid niimoodi. Kui kaashäälikud on rohkem, siis on inimesel kohe kaitserefleks tugevam kui julge ka väljapoole astuv suhtlemine. mm kaasalikud toovad inimese sisse rohkem, täisalikud toovad välja inimese rohkem. Ja see on ka oluline kas eesnimes või isa nimes või keskmise nimes, mis iganes on, või siis perekonnanimes. Need on ka olulised. eesnimi on domineeriv, -hmm. absoluutselt. ja siis kõik läheb vaibuvas tempos alla. see on nii ülejäänud nimed ma mõtlen. ja see on nii huvitav. Samas jälle ma natuke nagu tõmban paralleele sealt, et see koolkond jälle siis, kus mina õppisin, siis seal liidetakse kokku selline nagu edukuse koodinumbrite kombinatsioon, mis tuleb siis Ma vist tean sünnipäevast. seda isegi. jah, Ma näiteks vist olen kokku puutunud. sest sinul näiteks ka, kui ma võtan selle alguse, on 7, 3, 1, 2, 4 ja siis selle järgi ma saan kohe vaadata, kas inimene on maskuliinne või on ta siis rohkem naiselik. noh, minu puhul näiteks mul on hästi palju maskuliinseid numbreid ja sa üldse ka 16-st rääkisid ka hästi palju mahlaselt ja minus ongi nagu ma tunnen sellist rohkem maskuliinsust, ma pean rohkem endas nagu välja tooma seda naiselikkust ja edukuse koodina saab niimoodi aru, sina räägid sellest nagu numbritest, ma ausalt öeldes panen kohe kõrva taha ja vaatan ka seda nagu sellise aspekti läbi, et jällegi hästi huvitav. et aga mul on üks selline küsimus, nüüd vaatajad kindlasti mõtlevad, et vaata, Timo räägib muudkui aga nendest nimedest ja nii ja naa, aga äh, kas sa oled ka kohanud selliseid asju, et näiteks nimedel igal tähel on ju oma number, eks ju? jah, kuidas seda tabelit teha, erinevas keeles on erinevat moodi. kuidas jah. sina seletaksid näiteks eestlastele, kes nüüd vaatavad, mina seletasin omamoodi ja ma mõtlesin, et äkki sa ütled ka selle välja, kuidas nüüd kõige lihtsam kohe hakata endale nagu kirjutama seda. Igal rahval, isegi Eesti ja Soome tähestikud on erinevad natukene. Et kui sa tahad näiteks mingi riigi nime, riigile teha mingit nime alusel mingit prognoosi, siis peab kõige tegema seda riigi enda keelest lähtuvalt. sa pead Mhm, selle riigi alfabeeti teadma. mhm, ja hea on, kui sa teed veel numeroloogilise alfabeeti, siis teinekord need kipuvad olema mõnikord erinevad. ongi. nagu eestlastega, et meil on need täppistähed teistsugused kui soomlastel on nagu. Mhm, Ja siin isegi ma olin kimpus, et siin need meie täppistähed, noh tihti pannakse number 6 alla O, Ö, Ö, kõik on 6, noh, ta on ümmargused tähed. mhm, savi, mis seal peal on, see nagu loe tegelikult määrab väga palju. Ö mhm, huvitaval kombel töötab rohkem 6 kui 9, ta peaks olema 9 tegelikult mhm, tabeli järgi. ta töötab aeg-ajalt 9, aga viskab sisse tugeva 6 alati. mina kasutan ta rohkem 6 näiteks kui 9. Ü algupäraselt öeldi, et on U-ga sarnane, peaks 3 olema. ei ole, Ü on 7. ta on kõlav, hääld on Ü-d ja U-d, need on kardinaalselt erinevad vibratsioonid, mis tulevad. jah, on. Ü on 7, ta läheb sisse.
ja näiteks on meil ikka huvitav täht nagu Y on lääne oma, kes tegelevad numeroloogias ja ütlevad, et Y läheb kaheks. Sõltub sellest, kas ta on kaasalikute keskel, siis öeldakse, ta on täishäälik. Ma alles tegin töö ja ütlen, et ei ole, mina olen alati Y lugenud kaasalikuks ja üheks täheks, mitte kaheks. -hmm. Aga väga noh, huvitav. ja no mis seal on seal, kui arvutada on ka lihtne, mida rohkem üheksaid tähte tal on, see lihtsam arvutada on, üheksad arvutus arvutada. aga üheksat tuleb siis arvutada, kui tegeletakse numeroloogilise astroloogiaga. -hmm. seal on vaja kõik üheksad arvutada, seal võtad kõik täisnumbreid, näiteks tuleb sul, ütleme seal, mis sul tuleb seal 16, 3, mis aastas nüüd oled, paned aastaga on 1907, ju. jah. jah, liidad kõik kokku on ju, saad seal, ma ei tea, 2000 midagi kusagil millegagi on ju. ja siis jagad selle summa, mis tuleb, see täis suur summa sul, jagad selle 7-ga läbi Mm. ja leiad selle vastuse. aga seda vastust, seda summat sa ei arvesta, sest see ei anna sulle vajalikku informatsiooni, sul läheb vajaliku informatsiooni peale koma kohta olev esimene number. Mm. see on natuke keeruline esialgu, aga see on suht täpne informatsioon, siis kui seda tead, siis ei pea numbreid arvutamagi, sa võid 7 planeeti panna ja töötab. See on jälle hästi põnev, sellepärast et teatud asju näiteks ka selles numeroloogias, mida ma õppisin, korrutatakse üheksaga, sõltub, mida sa tahad, mingid teatud Mhm. prognoosid ja asjad ja vaadata seda tulevikku ja kõiki muid asju, mõndasid 7-ga. ja vahepeal läheb üldse niimoodi, et näiteks see sünnipäev, kuu korrutatakse omavahel veel aastaga, siis sealt tulevad veel mingid teatud numbrid, see sõltub jällegi, jah, ma olen kuulnud jah. jah, milline, no kas sa ühesõnaga vene, kas sa vene koolkonnas seda ka õppinud, see 5 arvulise tähe numeroloogiat? viie arulise tähe. Viisnurk, ja viisnurk, viisnurk ongi ja viisnurk, mina üles, keskele ja nurka niimoodi läheb, siis need teatud vanustega nihkuvad niimoodi. et jälle jooksed edasi. minul on selline pentagramm ehk siis jah, viisnurgalaad ongi seda, mida sa kasutad, seda ma tean. ahah. see on karma numeroloogia uurimiseks on see päris hea. Siis sealt tuleb ka näiteks tuleb neid eelmist elusid tuleb väga hästi jah, välja ja seal näeb on ka ema-isa liinid ja see ja on päris töötav, üks vene mees nuputas selle ise välja. ma mm-hmm. ei, Andreev või mis ta mehe nimi oli, ma täpselt ei mäleta seda mehe, A-tähega hakkas midagi vist oli, Aleksander või midagi siukest oli. aga tark mees oli, ei ole midagi öelda. no ütleme siis niimoodi, et kõik koolkonnad töötavad, kõik süsteemid töötavad selles suhtes, et igalühel ongi nagu oma lähenemine ja Mm. minu kõige tähtsam on see, et võimalikult palju inimesi aidata endast selgusele ja Mhm. samas ju tegelikult ka sina oled, Timo, arvatavasti alustanud ju selleks, et endast paremini aru saada. jah. Vähemalt ma arvan niimoodi, sest mina hakkasin sellepärast, ma tahtsin endast aru saada, kes ma olen selline, et miks mul niimoodi need asjad elus toimuvad, nagu nad Mhm. toimuvad. et aga siis läheks siit sujuvalt ühe sellise teema peale, et õigemini ma küsiksin, mida sul rohkem meeldib teha, kas aidata ja analüüsida inimesi või siis sulle meeldib ka selles suhtes riikidega tegeleda, et vaadata näiteks seda Eesti riiki. Mhm. Minule näiteks poliitika ei meeldi üldse, et minule on see sa oled natuke naisterahvas, arusaadav. ja siis mul on see täiega raketiteadus, et mul on seda liiga raske ei, analüüsida. naised ja poliitika on hull lugu. ma aitäh, ma peaks olen täiesti nõus. ma meie olen naispoliitikule öeldes, et ma olen paljude naisklientidega suhelnud, nad ikka hoiavad peast kinni väga, mis need naised sinna poliitikasse ronivad, jumal küll, aga noh, naistel on vaja silma paista, esineda, see on jälle teine asi. et siis kumb sulle rohkem meeldib või on sul mõlemad võrdselt, okeid? täiesti võrdselt. Mm. poliitika maailmavaate vastu mul on alati huvi olnud, on ju ja lapsest peale juba, mis maailmas toimub ja see, kui ma hakkasin tegelema, siis ei olnud mitte ainult sellepärast, et iseenda kohta teada, mind huvitas ka täpselt võrdväärselt, mis maailmas toimub. noh, Mhm, number ja maailm ja mhm, number ja mina nagu ütleme, siis mul käis koos niimoodi kogu aeg. ja no, eriti viimased 5-6 aastat nüüd jah, on hakatud rohkem nagu küsima neid riikide kohta niimoodi. ja siin on ka, see Eesti riigi kohta on ka erinevad astronoomid, kes kasutavad erinevaid Eesti riigi kaarte. ühed kasutavad 24. veebruar 1918. mm, minu jaoks on see natuke müstika, seal täpset aega ei ole, millal see riik tekkis. võetakse neutraalne aeg 12 päeva. mina kasutan seda kaarti, kui ma kasutan 23. veebruar 1918, sest siis ma tean täpselt, mis kellaajal välja kuulutati. mm, Pärnu enda teatri juures kuulutati Eesti riik tegelikult välja 23. veebruar, konkreetselt kohe. ja väljakuulutamist kasutatakse üldiselt rohkem kui seda haamri kukkumist ehk 20. august nii-öelda. Vene kaardi väljakuulutamine samamoodi. see iseseisvusdeklaratsioon loetakse
paljudes kohtades tähtsamaks. paljud ümarolegi asteroidid loevad seda olulisemaks kui haamri kukkumist. mhm, see praegune 20. august, mis tekkinud nagu on, see on selle veebruarikaardi kõrval nagu harunemine. ütleme, see veebruarikaart nagu puutüvi ja see on haru. ja meil on alati võimalik valida, kummale me suure rõhu asetame. kas jätkame seda vana tüve või läheme uuele rajale. mhm, uus rada lõpetab Eesti rahva ära kui rahvuse. see on aja küsimus olnud. ma ei mhm. hakka täpselt ütlema, aga tuleviku peale ma tean seda. kui lähme tagasi põhjaraja peale, siis seda ei juhtu. siis on see rahvusena säilib oluliselt kauem ja tervikuna. et see nüüd primaarne vaja. Mhm, aga mis on augustikaardil, selle võib-olla ma ei teadnud, see teave on seal, see näitab väga tugevat vaimset purset ülesse. mhm. ja mis tähendab, et palju inimesi kaob, et siis osa nagu jääks, onju. aga ta näitab ka suurt massiimmigratsiooni. veebruarikaardis on see ka sees, aga mitte hävitavalt. vot selles on vahe. päris, Need on päris selline, kuidas ma ütlen. No ma rääkisin sulle ka enne, kui ma salvestama panin, vaata, et täna rääkisin mm oma emaga juttu ja siis ema rääkis natukene hirmuäratavaid asju. noh, ütleme siis mitte nüüd nii hirmuäratav, aga mu ema on hästi jalad maas, hästi selline, -hmm. ei tõsta paanikat. ja siis ma ütlesin, et tead, mina numeroloogina küll ei, ma olen analüüsinud Kanal 2 jaoks tegelikult analüüsisin seda ja siis ma mõtlesin ka, et okei, teeme nii, et see on tagumine kord. et mulle ei meeldi Mm üldse, ma võin inimesi analüüsida, ma võin seda reporterit analüüsida ja siis mina igastahes ei näinud nagu, et seda peaks tulema. aga minu ema ütleb, et kuule, tead, siin on küll selline lugu, et siin juba käiakse kontrollimas ja vaadatakse, kas sul on süüa 2 nädalaks ja nii edasi. oh, et, et selleks on, ma ütlen ausalt, kui ma neid kaarte uurinud olen, just lähtuvalt sellest 23. veebruari kaardist on meeletu rõhk hirmutamisel. mhm, minu kaardid ka ei näita, et sõda tuleb, ta näitab sõjalähedast meeleolud rahvast nagu ütleme, psühholoogilises plaanis on sõjas, see on hirmutamise tagajärg. seda on vaja teha, et saaks makse tõsta, seda omaenda pressi avaldada. no tegelikult see viiakse rahvas murdepunktini. mhm, see on praegu tõenäoliselt üks eesmärk, mis sealt siis tuleb, sellena on oma plaanid, on ka Eesti riiki tekkinud, ütleme uuesti siin tänu sellele, et eestlased tahtsid seda. see tekkis piiri taga. see mhm, oli meie valimistes näha, kui tegelikult esimese presidendi valimised ei võitnud, Linnar Meriveed võitis hoopis, mis ta oli, see Rüütel. täitsa teise telekas nägin, kui Meri seal nurutas, aga näed, võimule tuli Meri, mitte Rüütel. siis sai mulle noor patsaan, ma olin siis, aga siis sai mulle konkreetselt selgeks, et Eesti riik ei ole Eesti riik. mhm, nii ongi kõik. ja see on tänu sellele võimul täpselt see seltskond, kelle suurem haru on, ütleme, Euroopas. ja oli ka Ühendriikides, enam nüüd seal pole. nüüd on nad Euroopas säilinud veel. ja nii kui Euroopas murrang toimus, toimub ka meil murrang. ja meil toimub murrang 27 aastat enda valimistega. sellel aastal on võimalus maikuus, juuni esimesel poolel. ja teine tuleb sügisel. Need on võimalused. muuseas, need kanal, mitte Kanal 2, vaid need, mis ta on, TV3 saates käisin seal, noh, see Anu Saagimäe, need seal küsisid. ma ütlesin, kõige suurem võimalus ongi maikuu ja sügis. sügise kuud ma täpselt ei mäleta peast öelda. kas see oli oktoober või november, midagi niimoodi oli. kus on samamoodi võimalik seda korralikult raputada, see seltskonda saada. aga kui ta ei kuku, siis praeguse seisukorra järgi ma ütlen, see tuleb kõige reaalsemalt, kõige tugevamalt. Sihukest asja pole varem nii tugev sees olnudki, kui märtsikuus vist oli see 27 aastal. et peaks see muutus tulema. kõik okei, sõltub palju sellest ka, kui nad säilitavad, jõuavad, oskavad ja mõistavad säilitada elektroonilist hääletamist, siis nad ei kuku nii väga kergelt. see ei ole enam mitte valitsuse teema, see on väljujäämise teema nendele. mm, kui need sõltkonnad lähevad, nad ei tule ealisena tagasi. täiesti 100%, nad on kaputt, nad teavad seda. sellepärast kõik, kes teavadki, mis nad teevad. Euroopas samamoodi, seal samamoodi Saksamaal parempoolsed tõusvad need kolinad, aga kui need murravad seal ennast sisse sinna valitsusringkondadesse, aamen. sa tead, mis seal Inglismaal toimub, see on ka päris hull lugu ju. see on omaette teema, et las olla. Läheme nüüd natuke rõõmsamate teemade poole. no, ma olen ikkagi naine. kuidas sa noh, ütlesid, et Veenuse energia ja 7 on jah. Marsi energia, jah? mis aasta sul oli sünniaasta, 70? 78. sa oled siin 8 sündinud ju, sa oled Mm. hobuse aastal sündinud.
jah, kappab nagu hobune. No. tead, nüüd selline küsimus. Aitäh sulle selle poliitilise sellise satsi eest ka, sellepärast et mina ütlesin ka emale, ta ikka veel küsis minu nagu arvamust ja ma ütlesin, et tead, ma nägin ainult selles suhtes, et mingisuguseid droonivärke ja see tuli ka, Mhm, ma ei mäleta, kas see läks mhm, salvestusse, aga ma jään ikkagi inimeste juurde. Mind huvitab nüüd selline asi, kas sa oled üldse mõelnud telefoninumbrite peale, kuidas telefoninumbrid võivad meid mõjutada ja siis ka samas näiteks see mhm. suunakood, mis Eestil on näiteks, mis jah, Soomes on, jah. ükskõik. et kuidas sa seda analüüsid, sest ma just tegin see postitusi on, ja rääkisin ka veitsa selle kohta, et kui huvitav see on. et see on seotud kommunikatsiooniga. nii. Missugune, kuidas sina, läbi missuguse kanali sina suhtled ja kuidas sina infot vastu võtad. Mhm, Kui see number, see lõpunumber nii-öelda sobib sinu energiaväljaga ja sinu numbri kombinatsiooniga nii-öelda, siis sa saad kasutada seda vabalt ja suhtled ka vabalt, ütleme niimoodi, et sul ei teki tõrkeid. Jutt läheb teistsuguseks, kui teine öelda tahab, saad aru teistmoodi, ühesõnaga, et need sihukesed nagu ei teki väga. suunakoode mina ei arvesta, kui ma olen telefoni vaadanud. lihtsalt see 5, 3, 5, 6, mis iganes selles on ja siis terve number. mhm. Need 5, 3, 5, 6, 5, 4 Eesti seest või Soomes on ka omad need kindlasti on. Et neid ma olen arvestanud. Aga mõned isegi neid ei arvesta, mõned arvestavad lihtsalt konkreetsed numbrid. see sõltub küll numeroloogi enda, ma ei tea, kogemusest siis või kuidas niimoodi võtta. Absoluutselt. Tegelikult saab nii palju asju kokku arvutada ja kokku liita ja siis jälle jah, mõelda ja siin ma ka siis, kui rääkisin nüüd ühes oma videos, siis panin postituse ka eraldi selle peale, siis see oli hästi põnev. inimesed kommenteerisid lausa, mul on selline kinnine Facebooki grupp nagu Numbrite keel mhm. ja kommenteerisid, et nad said kokku liites sama numbri, mis oli kas elude number, tema elude number või siis oli tema sünnipäev näiteks. mina sain No see on näiteks ka. normaalne, ja et see oli nagu selline, kuidas see võimalik täiesti on? normaalne. ja et autonumber on samamoodi, majanumber, korterinumber, need lähevad samamoodi, auto on nagu maja tegelikult. autonumber, majanumber, korterinumber, need kuuluvad ühte seltskonda kõik, see on kõik kinnisvara. mm, sa saad omale sihukese auto või sihukese korteri või sihukese maja, kus sa hakkad õppima neid kogemusi sul tarvis on. mhm. ja see on põnev, mul on praegu elukohavahetus ja siis meie maja number on 11 ja siis siia nüüd kolib minu Mhm. vanem vend, kes on 11. päeval sündinud. ja ma ütlesin, näed, see on sulle täpselt naba kümpipoiss ja ta veel skorpion ka, veel novembripoiss ka. Wow. jah. 11 on seotud skorpioniga tugevalt ka. 11 on seotud skorpioni ja kaleda tähkuga ja seal on tugev annus Jupiteri ja Uraani veeoled. Need suured numbrid, 11, 22, need ei ole seotud ühe ja kahe märgiga, neid on kohe võtavad. ütleme suurem valusamale. aga seal on tugev skorpion element taga. seal on 2 ühte, see annab veel päikest ka. ja siis ta on sündinud veel 1900 ja saad aru, tal on 5 ühte üldse kokku. ja siis oli mingi periood elus, kus ma ütlesin, et poiss, tuppa ei pääse praegu, mina ei ole nõus sinuga Mhm. vestlema sellisel perioodil. ja nüüd tegelikult on ta hästi selline, noh, ta on just 11, 11. ütleme niimoodi, hästi et kõik emotsionaalne. on emotsionaalne, aga hästi selline, ütleme, poiss, kes õpetas mind mediteerima, seepärast et ma kogu aeg Mhm. olen seda tahtnud, aga ma ei osanud ja ta oskab hästi nagu maandada ka kõiki asju ja selline. selles okei asjas mina ei tea midagi, ma jään magama mina mediteerin võib-olla siis, kui on kõrgevad peas ja kuulan head korralikku rasket muusikat siis no läheb vot, mul mõte lendama. igalühel oma meditatsioon. mina ei ole veel õnnestunud mediteerimises ausalt öeldes, seepärast et mul on nii rahutu aju, et mina mediteerin Ja siis, on, kui on ma, see on seitsmete probleem. ja siis, kui Seitsmed isegi unes magades, see asi siin töötab kogu aeg. ma viskan ka nalja, tead, tihtipeale ma ärkan hästi vara, ma lähen magama mingi 10, võib-olla 11 ja ma ärkan mingi 4, pool 5 ja siis mõtlen, ma magan kähku ära, seepärast et mul on nii palju vaja Mm. mõelda. et sulle võib-olla siis sama, kuidas sa ütlesid unenägudes näiteks sa näed, Ja. et mina kas olen hiljem, aga mina lähen 1-st magama ja ärkan siis, kui ärkan, ma ei teagi, millal see 1-2 on magama, ma ei jää magama. mul on ööelu, mul meeldib öösel või mul tuleb öösel head mõtted pähe, kui muusikat kuulan või midagi vaatan siin. okei, minul tuleb just hommikupoole hästi palju mõtteid, mul meeldib üksi nagu aega veeta, aga no õhtul sa saad ka ju üksi aega veeta, eks ju, vahet pole ja, ikkagi. ja absoluutselt vahet ei ole. aga kas sinu, töötan jälle hommikul ja sa ütlesidki, et sa töötad kuni, mis sa ütlesid, 2-ni umbes, eks? lõunani töötan kusagil 1-2-ni, sõltub jah, mõnikord 12, sõltub, mis kellaajast ma hakkan. mm,? mõnikord ma magan 6 tundi, siis ma hakkan tööle, panen seal 12-1-ni ja siis tunnen, et aju jookseb kokku radikul.
-hmm. aga ja olekski küsida seda, et sa ütlesid, et sa maandad või tähendab, sa ei mediteeri, aga sa kuulad nagu seda raskemat muusikat, eks ju. Mm. Kuidas sa välja lülitad, sa elad Saaremaal, kui ma ei eksi või? Hiiumaal. Hiiumaal, vabandust. et kas sa kohe planeerid endale nädalasse ka vabu päevi, kus sa üldse nagu ei tegele klientidega, Mm -mm. numeroloogia ja sellisega ma töötan täpselt, ma olen teinud niimoodi, et ühe kuu jooksul 2 päeva puhanud näiteks. mm? -hmm. ma töötan niimoodi, et kui tunnen hommikul, ma lihtsalt ei viitsi, Mm siis -hmm. ma ei hakka torkima. siis ma tean, kui ma torkima hakkan, siis ma ei jõua pärast parandada, siis ma olen koleerilise temperamendiga. mul on Marsi element meeletult tugev, niisugused asjad aknast välja lendama kohe, ma olen arvuti aknast välja viskanud ühe korda, see pole mingi küsimus. eestlase kohta mul on meeletu temperament. Timo, lõpeta kohe ära. no ma olen Marsi inimene, ma olen jäära ja skorpioni sugu, domineerivad kohe. ohoh, okei et jah, nüüd kui tekkis naiselik huvi, et mis temperamendiga su naine on, et kuidas tema sellega hakkama saab, aga ju ta hakkama saab. naine on, minu naine on täitsa puhas naine, sügavalt kohe. Sügav ta on naine. see, ta rahustab momentaanselt. ta oskab täpselt olla nii, nagu vaja on. Mhm. Teab täpselt õigeid ja punkte. ta oskab väga hästi. me esimest korda kohtusime niimoodi, vaatasime üksteisele otsa, ma ei näinudki teda rohkem kui ainult seda osasid, sest see oli peidus minu ees kõik. ma tulin alt üles ja ta oli see müüri taga seal niimoodi. Sekundi peale asi klaar, ma teadsin kohe, et see on mu naine. ma nägin teda unes, kusjuures ma 14-aastane olin või 15-aastane niimoodi. appi. täpselt nägin ära, momentaanselt tundsin ära, tema tundis mind ka ära. me hakkasime juba juttu ajama ja see oli 13 juuli, kui tutvusime ja 9. augustil läksime koos elama. kohe hakkasime koos elama, kohe momentaanselt. me tundsime teineteist ära eelmistest nendest. Ja kogemustest, eludest, eks ju. jah, Hullult tekkis kohe selline füüsiline küsimus, füüsiline isik, nii huvitav on see numeroloogiliselt teada, vaata, et lihtsalt see, kuidas mina nagu lähenen nendele nagu suhetele ja asjadele, kuidas kõige lihtsamini saab üldse aru saada, on see, et liidad kokku ainult sünnipäevad nagu enda ja jah, elukaaslase oma, et siis jah, saad kohe see on aru, et füüsiline. jah, ja et näiteks minuga elukaaslasega, tema on soomlane, mina olen eestlane, on ju, ja kui me kokku saime, me rääkisime mingi paar tundi ja ma tundsin, et ma tunnen seda inimest ja tema ütles mulle ka, et ta tunneb, et kuna meil tuli kokkuliitmisel 2 ja siis ma ütlen alati, kellel tuleb 2, muidugi enne seda on veel 29, siis on 11, siis on 2, on ju, sinna mahub ka igasuguseid mis kuupäev ta jamasid. on, ah, mis kuupäev ta sündinud on? 13. Teil on mõlemad karmanumbrid. Ma tean seda. vinge, puhub tuul, vinge, vinge. meil on elude numbrid on ka 8, et sa veel teaksid, siis me oleme sellised Te paugutajad siin olete eelmises elus jah koos olnud. Te olete füüsiliselt täitsa koos, te olete koos tööd, koos karjääri teinud, kusjuures jah, raha olete koos teinud. ja ma võimu jaganud ka. ja siis no juba küsimiseks läks, mis sünnipäeval või mis päeval sinu elukaaslane sündinud on ka 23, Veenus, 23 on Veenus ja mm? 23 on naistele ideaalne sünnikuupäev. -hmm. aga sul on seda võiks poeg iga ema oma tütar. poeg on 23, ja ta ongi sihuke ebastandardne mulle, et kui minul on alati relvad meeldinud ja siuksed militaarne süsteem on alati meele, sport ja liikumine, siis tema metsas käia ei taha ja tema ei taha teha musta tööd nagu aga tal on tark, aju töötab nii, et vähe pole. ja suhelda talle meeldib hästi palju. nägu põnev, jah. Mm Kuule, aga siis selline asi, mul jäi nüüd kõrvu selline värk, et sa ütlesid, et sulle kirjutada on meeldinud juba noorest peast -hmm. ja sul on ju nii palju raamatuid tulnud. ma olen su podcast'e kuskil kuulanud, enne üldse, kui ma Mm -hmm. numeroloogias olin, siis või noh, siia jõudsin, siia maailma, siis ma kuulasin sind, ma mõtlen, et issand, kui huvitavalt sa nagu seod neid asju. Ja siis ma sain kingiks kuskilt sinu raamatu, siis ma lugesin seda raamatut. nüüd ma pean ütlema, sa ütlesid ka nii kihvtilt ühes podcast'is, et ma tegelen nagu oma numeroloogia nende asjadega, vaata nende valdkondadega, et ega ma eriti ei uuri, mida kolleegid teevad. ja jah, vaat see on õige. jah, et mulle nii meeldis see sellepärast, et olgem ausad, et ma ka tegelen oma numeroloogiaga. kunagi -hmm. enne numeroloogiasse, kui ma tulin, siis ma sain su raamatu. mul on ka üks Kai raamat, aga tead, ma ütlen nüüd -hmm. päriselt ka, et mul on nii palju oma asjadega kogu aeg tegemist ja kogu aeg juurde õppimist, et ei jõua vaadata, mis see kolleeg on seal kirjutanud. sellepärast, et ja, vaata, ja, mulle nii meeldivad sinu lähenemised ja ka seda, et kui ma nüüd õigesti mäletan, kas sa teed iga aasta, sa teed jälle uue väljaande siis selle tuleva aasta kohta jah, ma hakkangi maikuus nüüd 27 aastat oma tegema. mm.? see telliti ja noh, Itaaliast need tahtsid ka vist.
no nüüd selgub, kuidas see seal läheb. Mhm. no piiri et taha sealt, mul on tõlk, töötab mulle ja siis sealt läheb nagu teisse rahvusesse ka. kui palju sul umbes sellise ühe aasta raamatu selle nagu aega läheb? kirjutamine, Ja kirjutamine, jah. umbes 3 nädalat. mul on seal mõned paketid, mida ma saan, mis on juba varem valmis kirjutatud, mida ma saan, ma pean ümber töötama lihtsalt. et Mhm. ja siis on täiesti osa, mis tuleb täiesti uut teha, mingi 1/3 ja 2/3 läheb siis nagu ümbertöötlemisele nii-öelda. Mhm. ja aga see on 3 nädalat intensiivset tööd. ja ma Äh, leian selle aja siis niimoodi, kui ma inimesega töötan, ühe päeva töötan inimesega, teise päeva teen nagu seda raamatut niimoodi. või siis panen ka osa tööd, et rohkem poisile, et ma vaatan, kuidas saab. nagu ma aru saan, siis sinul on ka selline loomus, et sulle meeldib teha siit natukene, siis sulle meeldib ja seda, et peaks olema nagu vaheldus, et see ei saa nagu mm, venida. ja ja kuna sa 7 oled, ja see, tahtsin just ütelda, et me oleme noh, ühe grupi vennad siin, mm. vennad-õed. et ja samamoodi ka näiteks siin minu numeroloogias öeldakse, et grupp number 7, no ma ütlen laialt niimoodi grupp number 7, eks Mm. ju, et siis me oleme sellised kosmoseinimesed. et ja ma nimetan veel Sherlock Holmesideks meid, et me kogu aeg tuhnime ja uurime ja üldse järgi ei anna ja 0,4-ks on vaja aru saada, mis asi see on selline ja mulle nii meeldis see, kuidas sa ütlesid ka, et vaata see appikene, et sa vaatad inimeste pealt, kuidas näiteks see number töötab ja ja see siis, kui ma hakkasin oma esimesi neid vestlusõhtuid tegema, siis ma palusin, et inimene paneks oma eesnime ja siis ta paneks oma mm. sünnipäeva ja siis mulle meeldis nii hullult publikust vaadata, et näiteks 14, see on niimoodi, 28 on niimoodi, 26 ja niimoodi ma kogu aeg õppisin, vaata tükk tükki haavalt ja jälle natukene. et näiteks ma viskan omast arust mingi vinge nalja, onju, siis mingi 18 itsitab, nii et kõht on valus ja siis 26 vaatab niimoodi, vaata, ja 14 ka. ma vaatasin, et okei okay,, panjatna, teiega on selge pilt, mis te seal teete. ja sina ju täpselt samamoodi kogusid informatsiooni, kui sa noor oled, aga näiteks, kui sa nüüd teed analüüse täiesti tööks, kuidas sa inimestega lähened, kuidas inimesed esiteks sinuga kontakti saavad võtta Nad üldiselt meeldivad mulle. meiliga? mul on iga raamatu taga meiliaadress, kellel tekib nagu huvi, et see võtab ühendust, mõned helistavad, sõltub inimesest, enamus meeldivad, vähemad helistavad. Mhm, siis räägime jutud ära, mis vaja rääkida on, mis neid huvitab nagu ja kes tahab, läheb edasi, kes ei taha, läheb edasi. mhm. sõltub täiesti, mis nende, igal inimesel on oma huvid. mõnel lihtsalt on vaja natukene telefonis täpsustada. sissejuhatust teha, teed sissejuhatust teha, siis tema lihtsalt ise räägib. tal on lihtsalt vaja endast rääkida. Mhm. sest aeg-ajalt tuleb lihtsalt olla psühholoog. aga kasuks tuleb see, kui mul on tema numbris arvutused tehtud, ma näen numbrite pealt, mis tüüpi inimene tegu on ja kui ta hakkab oma asjadest nagu rääkima mulle, et kuidas sellest nagu suunata. sest ma tean, kui ma kunagi tegelesin psühholoogiaga, et seal on igale nahadest teste, sa teed seal, ma ei tea, kümnetest neid mitu päeva, aga ma teen kodus arvutused ära poole tunniga, mul on kõik inimesed ees, mul pole mingit testi teha. Mhm. 0,5, mis sul peaksid aega raiskama selle lolluse peale. sa oled nii lõbus. selles suhtes, kusjuures mina räägin ka, et ma tegin siin ühte koolitust, just seesama 5 numbriga, vaata see edukuse kood, mis siis Mhm, minu koolkonnas on ja ma ütlesin, et teate, kui hea abivahend on terapeutidele, psühholoogidele, coach idele, mhm. mentoritele. Te võtate lihtsalt põmm-põmm-põmm, lahendate selle inimese ära, sa juba tead, kuhu hakata nagu seda oma süsteemi nagu Mhm. tal suunama. samamoodi nagu ja sina, jah. see edukuse kood on vene koolkonnas, ma ühe korra kusagilt on nagu kahe kõrva vahel öelnud, et sellele liidad kokku selle sünnikuupäeva, sünnikuu, siis sünnikuupäeva, sünniaasta, sealt tuleb vaba number on ju, ja siis midagi tegelikult see 5. number ka seal tuli, seda ma ei mäleta. see on mingi sihuke süsteem oli kuidagi. ja no sinu koodiks ma sain 7, 3, 1, 2, 4 ehk siis no see on tegelikult 7, 3, 1, 2 tuleb lõppu ja 4 tuleb siis kõik need omavahel kokku on ju. kõik need eelnevad jah, kokkuliited, sest jah, see jah, viimane jah. number näitab tervist siis, millele tähelepanu. See viimane on tervisenumber või? Mhm, 4 on üldiselt see, 4 on füüsilise keha tervis iseenesest mhm. numeroloogias. ja ja kuna sa, see, jah, räägi. räägi. ma tean, et mul näiteks Pythagoras numeroloogias 4 üldse ei ole, näitab, mul on väga kehva see füüsiline tervise pool nii-öelda. mul on suur füüsiline energia tegelikult, aga see kõik läheb selleks, et selle puuduva osapoolega tegeleda, ravida ennast kogu aeg. see on Mhm. läbi elu mul niimoodi olnud. ja no kuna sa 7. päeval olen sündinud, siis seda enam sa pead Mhm. füüsilise sellise süsteemi. 7 pead füüsiliselt liikuma, 7 ja, pead füüsiliselt liikuma rohkem kui teised. ja. see hoiab balansis ja just looduses, 7 ei tohi elada linnas. kui minu teha oleks, mul oleks kõik 7 linnast välja. Need inimesed peavad elama linna lähedal või veekogude juures niimoodi, kus on rohelist. Mhm. mitte ainult vesi,
mets on kõige tähtsam, siis on vesi. jah, mind tõmbab ka metsa poole, et ma natukene sinna Mhm. et peabki nagu tõmbama sinnapoole. tegelikult on, vot minu meditatsioon arvatavasti ongi see, et kui ma lihtsalt metsas kõnnin koertega ja siis ma nagu rahunen maha. kus sa seal okei Soomes elad? äh, kas ma ütlen Helsingi aadressi? küljel? Jaa, ei, et lihtsalt piirkond. ei, see oli jah nali praegu Helsingi küljel, aga nüüd ma lähen Kesk-Soome täiesti ära. Jyväskylä kanti. Ah? Jyväskylä kanti sinu juurde. No ma isegi kanti nüüd ei ütle, et seepärast, et mul on nii no palju okei okay,, las ta vaatajaid, olla. aga ma lähen sinna Kesk-Soome kanti nüüd täitsa metsa ma sisse. mõtlesin, et seal on olemas sihuke astroloogiline osa nagu, see nimetatakse, kui ma hästi mäletan, astrogeograafiaks, kus need paralleelid ja mõõduplaneetide mõõd, sa näed ära, näiteks Eesti, Soome, Läti, Leedu, Peterburg, need jäävad uraani mõju alla. Mm. see tähendab, et siin on need inimesed, kes nuputavad uusi asju välja või põlevad kiiresti läbi või närvisüsteemid on pidevalt probleemis ja kipub sündima vähe lapsi. see on uraani probleem. aga no meie jääme selle serva peale, jääb selle terava mõju ja Peterburist veel rohkem Ladoga poole sinna. meie Mhm. jääme siia ühe poole peale, teise poolde Skandinaavia, vot ma ei mäleta, mis planeet sealt enam möödas. me jääme kahe nagu niisuguse kõikuva poole peale ja igal inimesel juures see on erinev. Mhm. see lähtub inimese isiklikust sünnikaardist vaadatuna. Absoluutselt, kõik on et omavahel seotud. jah, Äh, ja kui sa ma kolid kusagile, siis üle põhja-lõuna suunas kolimine ei muuda mitte midagi. Mhm. su kaart jääb täpselt samaks, aga Mhm. sa pead liikuma vasakule või paremale Mhm. ja siis sinu kaart muutub. kui sa kolid teise kohta, teed sünnikaardi, aga võtad selle sünnikella ja nüüd paned selle, mis seal nagu oli, mitte Mhm. oma Eesti sünnikella, vaid paned selle, ütleme näiteks Prantsuse sünnikella ja noh, sündis 7:30 Eestis, Mhm. kolid Prantsusmaale, teed 7:30 sünnikaardiga ja Mhm. saad sellise sünnikaardi, milliseks sa hakkad kujunema Prantsusmaal, mis mõjud sulle mõjuma hakkab. mitte, et sa päris ei moondu, aga kuidas hakkad ennast realiseerima, see toob siukse asja sulle välja. mina tegin näiteks niimoodi, tead, kui elukaaslasega otsustasime, et me läheme sinna, sellest on muidugi Mhm. aega. kõigepealt ma vaatasin see, ütleme, maakond Eesti mõistes, Mhm. maakond, mis mõju sellel on. siis ma vaatasin niinimetatud nagu vald. Siis Mhm. ma läksin juba sinna meie aadressi peale, vaatasin, vaatan, no Nichivo, täitsa hea. ja siis ma vaatasin, et kuna elukaaslane ütles, et me võiksime ükskord ühe perekonnanime tegema, ma ütlesin, et oh, ma enne arvestan ja siis ma arvestasin ära, ütlesin, et davai, täpselt sama number, sobib. ja siis no ta pole veel ettepanekut päris niimoodi 100% teinud, aga ma mõtlesin, et okei, vahet pole, et ega ma dokumenti ei viitsi vahetada ka. nii et las ta jääb praegu, et aga energiliselt, vot siin kohas ma nagu vaatan näiteks energiaid ja mul oli väga Mhm. oluline, et ta nagu miinusesse ei lähe, seepärast et jah, ega ma ei tea, kas siis oleks jäänud kolimata. samas on vaata nagu ma rõhutan ka, et pole halbu ega häid numbreid, on lihtsalt see, et Mhm. millele rõhku panna, et kui ta on jah. niimoodi minu koolkonnas siis nagu miinuse poole peal, siis ma tean, kuhu poole nagu volüümi kruttida, et mida ma pean seal tähele Mhm. panema, et kuidas ma reageerima hakkan. närvitsen rohkem, karjun rohkem või siis on rahulik. et aga arvatavasti. seal on üks tõsine probleem jälle selle nimevärgiga, et nime lõpunumber jääb küll samaks, on ju, Mm, aga tähtede järjestus ehk numbrite järjestus muutub. no ma ja see kuulasin, tähendab, et jah. selle numbri sisemine energeetika muutub kardinaalselt. on näiteid, et see reaalses elus on tuua, kus inimesel on tugev viis, on ju, ühtepidi on niisugune pehme, mugav ja lõbus. Mm-hmm, vahetas ära, sai kõik maskuliinsed numbrid viie taha ja viis tuli taha, ühesõnaga. see mm-hmm, viis läks hoopis jõulisemaks. mm-hmm, ta küll säilitas sünnipärase selle mingil määral see pehmekoelisuse, ega see noh, sünnipärane ka, aga ta sai lisaks tugevama annuse nüüd seda maskuliinsust nagu. mm-hmm, ja viite puhul on see väga terav, kusjuures, sest viied on androgüünid, mm-hmm, nendel puudub sugu, ainuke number, millel sugu puudub. jah, õigust räägid, Timo ma siis Turu meie reeder. lõpeta ära. mina vaatan ikkagi sind, kuidas ma ütlen, alt üles austusega, et ma ikka kuulan no. vahest ja mõtlen ka, et väga kihvt, et vaata, mina ikkagi sealt vene koolkonnast, et meil ka räägiti, et vaata, kuna on 1-9, kui võtta nagu hästi niimoodi lihtsas numeroloogia keeles, Mhm. siis 5 jääb täpselt keskele, tal on nagu ja võrdselt okei nii ja naa. ja. ja siis viisi tunneb selle järgi ära näiteks, et kui sa vaatad, et nad tavaliselt on tikksirged, naised on natukene mehelikku moodi ja siis mehed on Mhm. natukene ja. sinnapoole ja siis nii ongi, aga see ei tähenda, et keegi paha oleks. et meil ei. on igalühel omad värgid.
ma tahtsin kuhugi minna, ma vot seda asja ma nüüd hakkan natukene uurima. Ma ei tahtnud ära minna, aga saad aru, sinuga rääkides hakkab nagu numeroloogia mõistus natukene teistmoodi tööle. Siis klientidest. Ma panen siia Mhm. video alla kirjeldusse ka sinu meiliaadressi, kuna mul on see Pane. olemas. ja, Kas sinu telefoninumbri võib ka täitsa avalikult panna siia või? loomulikult see ongi avalik, kui inimesed helistavad mulle. nägite jah? Aga siis sa ütlesid mulle ka kuidagi meili teel või me vestlesime siin, et sa ütlesid, et sa Mhm. kasutad Zoomi ka töövahendiks. jah, Et mida sa teed siis Zoomi kaudu, kas osad lihtsalt tahavad sinuga videokohtumist teha või? jah, jah. tahavad videokohtumist. mul on paar siukest väiksemat, kuidas nüüd öelda, nüüd nagu huvigruppi olnud, kellega ma olen nagu kursusepõhiliselt nagu tegelenud niimoodi. noh, Mhm, teadmisi edasi andnud niimoodi. mõnedele rohkem, mõnedele vähem. Neid ei ole palju küll olnud, aga neid on olnud. ja üldiselt see Zoomi värk on niisugune, vahepeal oli aktiivne, nüüd on pikem paus selle sees. no niisugune, kuidas asi käib, mhm. üles-alla. Zoomiga oli nii huvitav, ma alguses hullult kartsin seda, aga nüüd, kui mul on ta juba käpas, siis ma mõtlesin, et ilma selleta ma küll enam hakkama ei saa. See on nii ega ise ei asukoht, kasuta. sina ma isegi. ise, ma ise ei saada kutsuda, ma ise, kui inimene huvi tunneb, siis palun. Mhm. Aga siis sellest me rääkisime, et kuidas inimesed sinule lähenevad. vaata, minul on see Mhm. numbritekeel.ee selline koduleht ja mul on hästi palju nagu variatsioone antud. kas sul on ka Mhm. kuskil mingi valik või lihtsalt ongi see, et kõigepealt kirjutavad sulle ja siis te arutate seal, mis teema peale läheb? kõigepealt kirjutan, ma olen tegelikult, mul on isegi see tuttavad inimesed öelnud, noh, kirjas ta vist oli, kui ma hästi mäletan, üks nendest, et liiga mees metsas liiga vähe, noh, ei ole neid kodulehtesid ega midagi üle niimoodi, et ei müü nagu. no minul on see müügiosa ikkagi nii elevant kõrva peal astunud vähe ei ole. kunagi õppisin, noh, juurat sai õpitud, siis pidi raamatupidamist ka õppima kõrvalt. no pooleks. mulle anti tol ajal 100 krooni ja tee selle eest korralik balanss peale tehingud ja mina ütlen, ma ei mäleta, kas ma sain 100 000 või miljon plussi loomulikult. ja, ja siis öelda, et see on raamatupidaja et no siis mina sellest asjast ei jaganud midagi. äri mulle ei meeldi. ja enne kui sa numbritest rääkisid veel sellest, et ei ole häid, ei ole halbu, on kerge, on raske või mis iganes, ma ütlen niimoodi, et on numbriühendused, konkreetsed ühendused, mis võivad olla väga rasked. kui näiteks sinu elude number, sul on 8, sünniaasta on 78, sul 8 on kohe sisemises pinges. ma olen sulle kohe seda öeldud. ma tean. ja kui sinu, jah, ja kui sinu 8 näiteks teeb seal veel mingi olulise sinu numbriga, et siis sünnikuupäevaga või siis seal sünnikuuga või mingi tähtsa numbriga sul ütleme onju. Otseühenduse, see ei ole nüüd oluline, ta teeb pingeühenduse või teeb ta seal harmoonilise ühenduse, see ei määra. kui ta teeb su karvapäätuse numbriga ühenduse näiteks, sa saad niimoodi pikku pilongi taha veel, kui see üks nendest numbritest aktiviseerub, tuleb kohe otse taha, sirgelt sisse kohe. ja ma enda puhul tahan samamoodi, mul on oma elude number ja 8 aktiviseeruvad, üks nendest 2. püha püss, see on sihuke litakas vastu kõrvu ja alla lööd igal pool kohal, hakkab tulema kui poksiraudis ja no ma ütleksin, et ma selle oma vanuse kohta 48 olen tõepoolest nagu mitu suhet läbi elanud, nii nagu sa ütlesidki, on pankrot olnud, olen ettevõtja olnud väga pikalt siin Soomes ka. ettevõtja ka, no ma ei imesta üldse, sul on 8, 8, sul on 7, 8, 8 seal. tegelikult see on hea ühendus, 7 ja 8 on hea ühendus omavahel, mis on nendest? No kui kui vaadata veel pooled see on? seda, oota, mis oli, mitte Pihvagor, Pythagorase seda ruutu. Pythagoras, jah Ja mm? siis mul on väga hea selles suhtes, et see kood on olemas, et miljonäriks saada, aga mul on vaja nagu teatud asjad nagu tasakaalu panna, sest mul puudub 4 näiteks seal. ma pean kogu ja aeg ilma tegema neljata ei tee süsteemi midagi. ja ja ilma neljata, 8 ilma neljata ei tee midagi. 8, 4 omavahel ühenduses ei ole hea, see on äärmuslik materjalism. mm, see on tohutu energia. no see sihikindlus ja ma nüüd lähen ja ehitan onju. aga see on kaldutakse teinekord nii kõrvale, ma tean, et inimesed, kellel on tugevad 4 ja 8, ütleme, kui nad omavahel ühendatud on ja nad on veel põhiskeemis ka sees, mm, põhinumbritest nii-öelda, need inimesed kaotavad kõik. mm. Pihtas põhjas, selles mõttes, ja et lõplikult, aamen, rist ja, peale läheb kurat. ja vaata, kuule, tead, Timo, meil juba läheb põnevaks, ma juba tahaksin hakata sinuga niimoodi, et tead isegi võtta paberi, pliiatsi, kui natuke kirjutada asju, et kas ma saan õigesti aru ja niimoodi sa võid näiteks. ju teha niimoodi, ma võin sulle infot jagada, aga mul ei ole kahju seda teha.
jaa, tegelikult tead, ega siis mitte sa ei jaga praegu isegi, noh, hetkel sa ei jaga mulle, sest praegu Mhm. inimesed ka, kui ma panen salvestuse ette sinna Youtube'i, siis kuulavad ka kõrgkõikis, et issand, kui põnev. Et vaata, siin ongi no kaks täiesti kelle koolkonda nagu. huvitav, mina jagan infot küll, ma sellepärast ma raamatut tegingi, et endast välja elada. Meil Mm. pole ju mõtet eluaeg õppida ja kõik endast jätta. Seitsmed on eelkõige edasianded tegelikult. Me ei tohigi endas hoida, me peamegi seda jagama. ei, seitse läheb lolliks, kui ta endast jätab. ja me oleme niisamagi natukene nagu sellised teistsugused, ütleme nii. täismoodi jah, oma muud natuke. oma muud, see Seekord sobib väga hästi hästi. küll. Aga kui tulles natukene tagasi sinna minu numbrite juurde, siis see, millest mina nüüd Mhm. olen elu jooksul aru saanud, siis mina ei tohi teha ettevõtlust nagu ütleme businessi mõttes raha tagaajamise eesmärgi, sest minul peab olema vaimne ja nagu see töö jah, tegemine peab olema tasakaalus. Ja kui ma jah, kuskilt sealt lähen tasakaalust välja, siis lähebki peesse. jah. ja, ja ja põhjus on lihtne. Ma ütlesin, et sul on väga tugev ühendus 7-8 vahel. sul on otseses mõttes, sul on energeetiline kanal 7-8 ja see on sul põhinumbrites ka veel sees. mm, 7 on vaimne pool, pühendumine, 8 on materiaalne pool, võim ja saavutused. kui mm, ühe nendest balansis ei ole, et 8 muudab balansile tundlikum kui 7. 8 on kosmiline balanss ja kui sa sealt üle krutid midagi, sa saad momentaalselt pikupilongi, su isiksuse number on 7 pealt. niigi karmas, palju õnne, sa kaotad veel ja kaotad vägevasti. nii kaua jääbki kaotama, kui lõpuks siis aru, et sinu elu peab olema tasakaalus. vaimne ja materiaalne pool peavad olema tasakaalus. ma sain, kapitaalselt. ma sain, 45-aastaselt sain, alles. aga olen vastu, see on oota, kuidas sa ütlesid, vastu pilongi või? jah vastu vastupidi, ongi jah. ma pole sellist sõna ikka ütleme, kuulnudki, mingi uus ei sõna, ole või? nutikas ei sõna. ole, see Hiiumaal on see küll levinud. Hiiumaal maal on saadakse see küll vastu kuulda. pilongi ja meil siin Soomes ei saada. ma soome keelt ei tea, mul noh, oma vanad tuttavad elavad Soomes küll niimoodi. aga mina seda hüvalaineni keelt eriti ei puhu, ega tormi ei ole ja ma ei mõista soomlasi, aga ma tean seda, et soomlased said ükskord siin üllatav uudis, et kuidas nende rahvas tekkis. Nemad ju peavad noh, ennast väga oluliseks, Soome tõugu rahvad kogu aeg, Soome on ees, vaata onju. tegelikult nemad sündisid, ma olen ammu juba rääkinud, et nüüd DNA tõestas ka seda, et nad sündisid eestlastest enamusest, aga mitte põhja- ja lääne-eestlastest, vaid kummalisel kombel lõunaeestlastest. Mm. soomlaste kõige lähedasem geneetiline pool on setud ja Võro ja see piirkond. -hmm. Turu kant, Turku või Turu, see on Lääne-Eesti poolt hästi teadnud ja mingi osa on siis sealt Virumaalt. Need läksid Helsingi ja Kotka poole peale. vaata kui huvitav. tuli siit lõunast, tuli Soome rauaajal niimoodi, et seal toimus suur segunemine ja siis mingi osa, teine suur ports oli karjalasi. karjalased olid suur rahvas vanasti. Nad olid karjakasutajad, sealt ka nende nimi, Karjala, Karja. Nad Ja. olid sõjakad röövlid olid, nemad olid need, kes laplasi kirvega käest taga ajasid ja neid röövisid kogu aeg. no aga eestlased muide ei saanud vadjalaste ja karjalaste käest hakkama. kuigi jah, siis see suurim linn, mis seal maatasa tehti Rootsis 1187 aastal, Signuta, seda tegid eestlased ja karjalased peamiselt. ja kuralased olid ka. ja kuralased ei olnud need kursid, keda lätlased peavad oma rahvaks, need olid Kuramaa liivlased. sest oligi Kuramaa liivlased Eesti lääneosa, ütleme saared, kõik saared, neid seda nimetati, ma võin nüüd eksida rootsi keeles, Ösüla või moodi, see on see sõel nii-öelda. see oli täiesti erinev, seal oli isegi need, noh, meil on Leiger ja Suur Tõll on soomlastel, mitte tõll, vaid töll peab olema. ja toll jah. ja töll on murakus hunt. see tähendab suur hunt oli saarlastel ja hiidlastel oli Leiger, need olid vennad onju ja mandri-eestlastel on siis Kalevid. see on kaks erinevat liini kusjuures. Nad on kokku sobitud omavahel, see Lääne-Eesti osa, see saarte osa oli erinev tol ajal koos kuralastega, nad käisid hirmsasti röövimas. veel siin 1300 aastate alguses Saaremaa ja see lääneosasid ajas oma poliitikat. 1250 aastat oli saaks tõesti paavstiga ajas oma poliitilist liini. muu osa Mandri-Eestist oli rohkem juba ütleme mõju all ära valutatud niimoodi, sest lääne pool on see öelnud. ja meie parunitest 1/3 kindlasti on kõik eestlased. Saksast on eestlased. tahtsid kangesti Euroopasse nagu eestlastele kombeks on. ja ega ei ole siin midagi niimoodi, et me kõik oleme Saksa nuudi all olnud. see väga. asi ei olnud päris nii. Timo, kas sul oli ajalugu 5 või? ja see oli mu lemmik. geneetika ja ajalugu ja sõjaajalugu, militaarajalugu on mulle elu meeldinud. no seda rahvaste tekkimised ja liikumised.
seda õhkab sinust lausa, mul oli ajalugu oli no, 2, ma olin peale tunde mitu korda, kaks. õpetaja ütles, et sinuga pole midagi peale hakata. ei olnud ka. kuidas saab ajalugu kaks olla, seal pole mitte midagi teha, see on lihtsalt kuulaja ongi kogu lugu. No vot, matemaatika võib kaks olla, seal, selles mõttes minul oli matemaatikaga niimoodi, et suure ajaga. mul oli ka mata oli 2 ja siis nüüd ma mässan siin numbritega. ja ma ikka naeran selle üle. nii Oota, ta on jah. miskat ma tahtsin küsida, nüüd matemaatikast läks, tegelikult mul on nii palju mõtteid. Ma tuleksin selle asja juurde, mäletad, sa ütlesid, õigemini mina küsisin vaata Zoomi asju ja siis sa ütlesid, et osasid inimesi sa Mhm. õpetad. Kas jah. sul on ka näiteks mingi väiksed kursused, minu käest on ka palju küsitud, et kas ma teen numeroloogia kursusi. No ma Mhm. ehitan oma ühte väikest kooli niinimetatud, kooli mida nagu ma jah, ja okei sellist ja, aga mul läheb sinna aega, aga kas sina teed Mhm. neid ka avalikult, seepärast et inimesed küsivad ja praegu siin kindlasti vaatab inimesi, kes tahaksid mm, seda, ma olen mida läbi Zoomi olen teinud seal niimoodi, mul on mõned grupid olnud niimoodi 3-5 inimeseni, ütleme niimoodi. mm,. no ühe-kahega ma hästi ei viitsi semmida. kui on, siis peaks juba rohkem olema huvigrupis koos ja keegi peaks administreerima, siis ma ei viitsi sellega ka tegeleda. mul on nii kõva tööd ja värkid, hakka seda ka veel siin jahmerdama siukse asjaga. okei, aga ei kuidas, viitsi enam. aga kas siis peaks olema niimoodi, et on grupp inimesi, näiteks mingisugune 3 kuni 5 inimest, nad koonduvad ja siis võtavad sinuga ja, ühendust, kas sa võiksid koolitust teha või midagi? ja niimoodi on olnudki on tegelikult. see mm,. on kuidagi, ma isegi pole öelnud seda, see on kuidagi ise läinud niimoodi. Mm mina pole agiteerinud mitte midagi. lihtsalt -hmm. on pöördutud niimoodi, et seltskond on 2, 3, 4 inimest, 5 inimest. no kahega oli hea ka ühe korraga, on seda 3, 5, ütleme siis niimoodi, on kummalisel kombel kokku jooksnud mulle ühendus võetud, siis ma olen rääkinud nendega, aja kokku leppinud, kuidas kellelegi sobib, onju. Mm siis see, kes administreerib seda gruppi nii-öelda, siis saadab kõik laiali ja võtab minuga ühendust nagu. -hmm. niimoodi on käinud. kas sa teed näiteks mingisuguseid üritusi ka või tähendab, sind kutsutakse üritustele, vestlusõhtutele ja niimoodi, et kas sa hea meelega ma nendes olen käinud osaled? jah, suvel, ütleme 2, 3 korda suve jooksul niimoodi. olen käinud mandri peal, Mm -hmm. seda küll jah. Mm -hmm. kuidas sulle endal muidu meeldib, kas osaleda rohkem podcast ides või siis tehagi need, osaleda üritusel täitsa niimoodi füüsiliselt rahvaga mul suhelda? vahet ei ole, kõik tegelikult sobib. vahet ei ole, see on täiesti, ma olen selles suhtes kas just paindlik või niimoodi. inimesed, inimesed, info läheb ikka ühte auku. vahe on lihtsalt selles, et kui otse füüsiliselt suhtled, et siis on ju see konkreetne energiavahetus nii-öelda Mm -hmm. inimesega niimoodi. mõnikord see võib häirima hakata, kui üks, ütleme 2 inimest grupist on siuksed tropid ma ei ütle solvumise pärast, vaid selles mõttes tropid, et nad on kinni, Mm saad -hmm. aru, nad Mm -hmm. ei ava ennast, nad Nad on kitsitavad tropis, niimoodi. tropis. jah, tropis jah, vot nii on õige mõelda, mitte tropid Ja. et noh, tropis inimesed ühesõnaga. ja siis juhtub tavaliselt see, et ma lükkan nad välja Mm -hmm. ja nad taanduvad. Mm -hmm. ma ei pea isegi ütlema mitte midagi nendele. kas, oota, mul on selline tunne, et sa oled hästi otsekohase ütlemisega ka, eks ju? nii on mulle öeldud jah, et sõber ütleb, et kui on vaja läbirääkimisi pidada tööalaselt, siis tema teeb kogu aeg, tema on sündinud diplomaat, eluaegne sõber mul on, kelle käest ma pabereid saingi numeroloogias esimest korda. Mhm. tema on diplomaat, elupõhine diplomaat, mina ei tea diplomaatiast mitte midagi. minu meelest kõige diplomaatia on naisterahvaste keerutamise kunst, tulemus on null, võtad asjadest, võtad kohe kõrvus kinni ja vot siis on asi aetud. otse kahe silma vahele plaaster kuule, aga siis küsiks sellist asja, et tegelikult me enne seda küsimust ma olen vaata Soomes juba mingi 20 aastat ja see, mis mina tähele olen pannud nüüd, ma teen, mul on Youtube'i kanal, see numbrite keel, kuhu nüüd see video ka üles läheb ja siis mul on ka soome keeles numeroid enkieli. ja see on nii põnev, sina ah,. oled ajaloos nii tugev, nüüd sellepärast ma selle teema üles võtan. sa ütlesid küll, et nagu suurem mass siis või ütleme siis soomlased on tulnud Eesti rahvast, on Mhm. ju, sealt ja Ummamuudu palju maalt. soomlane, palju jah. Ja, aga tead, et nende vaimsuse tase, okei, siin on mingi 6 miljonit inimest on ju, Eestis on vähem, seal jah. üle miljoni, Mhm. siis Mhm. näiteks siinpool, kus siis mina elan, siis see vaimsus läheb niimoodi nagu soome keeles öeldes hidasti, mutta varmasti. see tähendab seda, et nagu hästi aeglaselt, inimesed hästi uurivad, soomlased on hästi ebalevad sellised, et no ma ei tea. soomlased on vähielemendiga, Mm, vähielemendi rahvas on vanast kinni, traditsioonidest kinni, nad on kõva kodumaa kaitsjad, aga nad on ääretult vähe ekspansiivsed
ja nad teevad, üldse sammu edasi teevad, siis nad teevad kaks sammu kõrvale ka igaks juhuks. väga ütleme siis õige, niimoodi. nii on. Eestlane ei ole selline, eestlane on hoopis teisest puust. Vana jumal on tark olnud, et pole eestlasi andnud, ütleme mingi 30 miljonit siia. kui Eestis oleks 30 miljonit, siis Euroopa räägiks teist keelt. Eesti keelt, jah? jah, see meie on rahvas oli kunagi nii tugev, et Rootsi jaarlid maksid meile makse. Eesti laevad käisid ju Lõuna-Inglismaal ja Põhja-Prantsusmaal röövimas. eestlased olid väga kõvad tegijad, Volga-jõelisel ja isegi tõenäoliselt, see mul päris fakti pole, aga ma lähtun loogikast, kui nad käisid juba Bulgaris seal Volga jõe peal kaupa tegemas, siis nad tõenäoliselt käisid ka Iraanis. ja Kiievist, nendest ma üldse ei räägigi. Konstantinoopoli all käisid sõdimas. eestlased olid tugev suur rahvas. ei olnud väike, aga rahvaarvuga võrdleme, siis eestlaste rahvaarv oli soomlastest 2 korda suurem 1200 aastal alguses. soomlastest kindlasti 2 korda rohkem. rootslasi oli meist rohkem umbes 70 000 kuni 90 000, peaaegu võrdne rootslastega. mis, norralased olid meiega sama palju umbes. taanlasi oli meist 2 korda rohkem ja huvitaval kombel leedulasi oli meist ka 2 korda rohkem. aga Läti rahvas oli umbes jagunenud 5-4 hõimu vahel ja see oli nüüd, põhilätlased olid latgalad, neid oli umbes 70 000 kusagil. Semgaled olid rohkem nagu leedulastega sarnased niimoodi, neid oli ka umbes sama palju. Need kokkuvõttes lätlased olid ka umbes enam-vähem sinna kanti, kui need hõimud lugeda kokku üheks Läti rahvast, mida nad tegelikult toona ei olnud. eestlased rohkem ühiskond kui lätlased olid. tead, liivlasi oli umbes 30 000 tead, ma tahan kohe küsida, võib-olla. Timo, kes sa oled selline, ükskõik mis küsimusi ma küsin, sul on alati vastus ja Mm. siis eriti, mis puudutab ajalugu, siis sa räägid, saad aru, Ah. nagu ajalooõpetaja, kes terve Ah, aasta soo. aastaprogrammi sa paned siia 5 minutisse. Austuses sinu vastu ma seda räägin, sest täitsa niimoodi mul tatt jookseb ja kuulad nagu ma ei tea, mis juttu, kuidas inimene teab nagu nii palju. ja samas sa tead suuslased pole normaalne. astroloogiast, sa tead numeroloogiast ja tead, tegelikult sa vaata, mainisid Veeda astroloogiat. mille Mhm. poolest on Veeda astroloogia siis erinev tavalisest astroloogiast ja kas üldse tavaline astroloogia on olemas kui selline? see tavaline astroloogia on välja kasvanud Vedast. ta on lihtsustatud kuju. Mhm, otseses mõttes ta on lihtsustatud kuju, kärbitud. mhm, mis seal Veda astroloogial on filosoofia, meeletu tugev mhm. ja kõik põhineb karmal, kõik põhineb eelmiste toimingute tagajärgedel, tulemustel ja see tähendab, et tema D60 kaart, mis seda käsitleb, see on primaarne. aga ma räägin, sa pead maru täpselt kellaaega teadma. Mhm. aga nende numeroloogiline pool jälle ei ole nii väga tugev, see on teistsugune, ta on huvitav, aga minu jaoks ta on natukene liiga sihuke, liiga, ütleme nagu soomlased, liiga palju vanast kinni ei arenda ühesõnaga. kusjuures väga hea võrdlus, seepärast et ma kuulasin ka siin natukene Veeda seda numeroloogiat ja ma mõtlesin, et oo, Veeda kõlab nii huvitavalt, sest on Veeda astroloogia, kõik muud asjad. aga mul jäi nagu nii Mhm. venima, mul on vaja särtsu kogu aeg, mul on vaja sellist nagu ja, kiiresti, aga seal oli selline viivibii, ma mõtlesin, et las ta olla. ja seal ongi, mulle ka see ei meeldi. ja jäi kumb venitama. Nii, ärimees sa ei ole, aga kliendid ei, helistavad sulle ja kliendid kirjutavad sulle ja siis, kui ja, keegi tahab koolitust, siis kõik õnnestub ja kõik saab lihtsalt läbi rääkides tehtud, nagu ma aru ja, saan. ja ja. nii nagu, kaua sa umbes ligikaudu neid raamatuid oled kirjutanud, onko see 10 aastat, 15 aastat, Ma ei ole nalja teinud, ma kirjutasin aastas 2 raamatut. aastas 2 töövärava, raamatut? töövärava, kui ma raamatut tegin, siis tegin 2 tükki, esimese raamatu tegin 1 aastaga. tegelikult selle esimese Rohelist kantraamatu ma kirjutasin valmis 4 kuuga. Hmm. ja siis mul oli vähem tööd, mul oli aega rohkem kirjutada, aga tööd oli just nii palju, et noh, nälga ei jäänud, on ju kõik. ma tegingi selle eesmärgiga, lükkasin nagu eemale see materiaalse poole, et see asi tehtud saaks. Mm-hmm. ja siis ma tegin jah niimoodi, et 2 raamatut tuli umbes aasta jooksul, paar aastat järjest. ma panin tohutu energia sinna tegelikult. Siis kas sul esimeste raamatutega tuli endal nagu lihtsalt idee, et sul oli nagu jah, infot nii palju, et sul on vaja lihtsalt see kuidagi jah, paberile saada? see oli täpselt, see oli välja, see oli, lihtsalt tuli. Mm. Pirr ja pirr ja pirr. ise imestasin, kust see kõik tuleb, ei jaksanud teha kogu aeg, aga hoog oli kõva taga, tuli. Kas sa kirjutasid käsitsi või ikkagi masinaga? arvutiga, Mm. käsitsi läheb käpp haigeks.
nüüd käpp peab nagunii haige. Barca küla. näe, noh, võib-olla käid niimoodi nagu kooli ajal. jaa, okei. Ma kohe mõtlen seda aru, ma kuulasin seda sinu, seda ajaloolist lähenemist ja seda rahvaste arvu ja siis mul oli nii palju informatsiooni, aga ma ei kirjutanud ülesse. tead mis? ma arvan, et see on nii huvitav, ma ei tahaks kohe sind ära lasta, ma ütleksin. aga mul ei ole küsimusi ka enam praegu, mul on täiega nagu see plahvatab, vaata seitsmetel see on, ta niikuinii plahvatab siin kogu aeg, aga praegu nagu lihtsalt jah, täiega. see mul tekkis ilmub endal kinni aeg-ajalt. jaa, mul endal tekkis lihtsalt mõte, et isegi põnev oleks sinuga, no vaatame, räägime natuke eetriväliselt ka, et ärme siin kõiki Mhm. nagu avalikult võib-olla küsi, et lihtsalt mind hullult see nagu Veda astroloogia värk ka huvitab, aga kui see sind huvitab, aga sa oled õppinud numeroloogiat vene joogonast, on ju? jaa, Ja need raamatud on inglise keeles ja vene keeles. mhm, Eesti keeles ei ole ühtegi veeda. muuseas, see Veda astroloogia on väga oluline teema, kui sa hakkad huvi tundma selle vastu tegelema ja loed vene keelt, on ju, mhm. siis seal on niisugune asi nagu naksatrite süsteem. Ma ei meil on kuulnud. 12 päikesemärki ja siis on seal 27 naksatrat ka veel. see tähendab, et Veda astroloogia sünnikaardis on päikesemajad ja kuumajad koos Mm, üheaegselt, vaata, teeb päikest kui kuud. Ja seal on kuu tähtsam. päiksemärki me seda ei loeta üldse peaaegu mitte millekski. päiksemärk on kolmanda koha peal ja see on väga õige kusjuures. mhm, päiksemärk ei näita, kes sina oled. see on fakt no.. päiksemärk näitab sinu hinge ja seda, mida su hing ihaldab. mhm, ütleme siis niimoodi ja seda realisatsioonipunkti ka niimoodi füüsiliselt. ta annab su elujõudu, eluenergia on seotud päikesega. ego tunnetus, mina tunnetus on seotud päikesega, see on tõsi. aga see, kes sina oled, see näitab su tõusumärk ja eriti tõusumärgi juhtplaneedi asetus, mis juhtplaneet on ja kus ta asub. vot see on ülitähtis, oluline teema. see näitab, kus sa oma isiksust realiseerid, mm, kuidas sa nagu näitad ennast ja majandad niimoodi. ja siis on kuu, vot nendel on kuu hästi tähtis. kuu on naistel nagunii A ja O, olulisem kui päike, see on fakt, aga kuu märk on palju tähtsam naiste jaoks, kui päiksemärk on kapitaalselt kohe. ja veedade järgi, et isegi meestes kuu näitab mitte ainult emotsioone ja hinge läänes, siis veedades on ta seotud eelkõige teadusega. mhm. kuu on teadus, nii alateadus kui tavaline teadus sõltub kuu asetustest ühesõnaga. kuu järgi näed sa eelmises elu teaduse taset, mida sa oled kaasa toonud. kui kuu on hamburis, sa oled intelligentne sünnipäraselt. ja see sõltub, mis naksatrast tal on, kuidas ta realiseerub sul, ütleme, kui rohkem kui sisse minna niimoodi. kuu on veel kuu naksatr, ütleme Hasta naksatras, see on väga empaatne ja sihuke tugeva kuuelemendiga inimene, kellel on tugev teadus, mõistab palju, ta on tark inimene. kuu on lai, sihuke sugav ja seal ei ole nii, et kuu on naisjumal nagu meil on, ei, seal on meesjumal, kuu on mees. näete, ja kui palju. päiksemärki võtta, jah, ja päiksemärk näiteks sina oled 16 sündinud on ju, jah, sinu päike on tõenäoliselt kalades juba. päike läheb kaladesse, ütleme üldse märkidesse 14, 15, 16, sõltub kalendripäevadest. mitte seal ütleb, mina olen 7 sündinud, minu päike ei ole kalades. läänesüsteemis on mu päike kalades. Veda süsteemis minu päike on veevalajas. ja seal on majade süsteemid on ka erinevad täiesti, mida kasutada. no see on kuule, väga suur temaatika. jaa, ma just tahtsingi ütelda, et see on ju selline, et ega nagu pea läheb ju lõhki, vaata, siin tuleb hakata oi-oi, jupikaupa seda sööma, seda informatsiooni. ja et see ja on, siis see on väga sügav. jaa, sest seda kõiki asju on vaja praktiseerida ja töödelda ja Mhm. jälgida, kuidas ta kellegagi tööle, ühesõnaga mu mees ja pojad saavad siin sellist vatti muga veel, et ega see pillid kotti pole seda on pannud. hea, seda on hea numeroloogiaga koos vaadata, sest kui sa inimesele, mina teen alati niimoodi, numeroloogia kaardid ära, siis teen astroloogia kaardi lahti selle Veda astroloogiana ja võrdlema neid. ma olen näinud täiesti kapitaalsed erinevad, suht kokku ei lähe, nad peavad kokku minema. ma Mhm, teen alati numbrite järgi kokku ei lähe, sest tõenäoliselt inimesel on sünnikellas või sünniajas või midagi käeks olla, ühesõnaga. mhm, aga informatsioon, mis mulle numbrite järgi antakse, see on reeglina noh, kõige paikapidav. mhm. kuigi ma olen sattunud inimese otsa, kes on mulle oma eesnime valesti andnud või perekonnanime. Pole ka no,, isegi sünnikuupäev on valesti antud mulle näiteks. Oh, mul on ka juhtunud seda ja oli isegi tegelikult nii kahju veel see oli alles veel nii akuutne, selles suhtes alles oli see ja siis mul oli nii kahju. siis ta küsib, et kas ma saaks kuidagi kombineerida nagu neid. ma ütlesin, et ma ei saa kombineerida mitte midagi, ma ütlesin, mul on vaja täiesti Mm-hmm. uuesti alustada seda analüüsi, et ma ei saa kombineerida, et jätan kuskilt oi, otsa või.
ma olen korduvalt niimoodi teinud, aga tavaliselt, kui ma ära teen, mõneks ajaks ma jätan inimese töö täitsa alles, sest kui midagi juhtub, et vaja ümber teha, siis ma saan kohe selle osa ära eemaldada, mis untsus võtan ja mm. asetada uuega, ma saan palju kiiremini tehtud selle. -hmm. kogemuse põhjal ma jätan mõneks ajaks need tööd alles oma. no sa oled vana kala, vaata, eks ma õpin su pealt. jah, tegelikult jah, see on meeletu töö, kui ma hakkan mõtlema, mis imestan ka, kuidas ma kõik siiamaani jõudnud olen, aga aru ma ei saa, hea tulnud on ja enam tegema ei pea seda no enam ei viitsiks. mul on hea meel üleüldse, et sa oled selle asjaga tegelenud ja kui palju inimesi sa tegelikult oled jõudnud enda nii lähemani, vaata, et endast rohkem aru saada, et loodetavasti, kas sul on ka sellised püsikliendid, kes näiteks võtavad sinuga jah, jah, okei. juba võtavad, jah. et mis on püsiklientidel selline tavaline, et kas see on niimoodi, kas võtavad kuuprognoosi või tahavad aastat, mitu aastat või vahetavad? aasta, ja. aasta ja see on ka täiesti erinev, ma teen, kasutan ka erinevaid tehnikaid, sest tegelikult, kui sa hakkad prognoosima, võetakse ikka kogu aeg see isiklik aasta ja Mm, siis see kosmiline aasta, no jah, no nii ja naa, on palju olulisemad numbrid on tegelikult jaguneb see kaheks erinevaks liigiks. on kõik isiklikud numbrid aastas ja on kõik kosmilised numbrid aastas. mm, ma ei tea neid siis kombineerida niimoodi, aga kõige täpsema vastuse reeglina huvitav kombel annab isiklik karma-aasta ja kosmiline karma-aasta. vot just karma-aastad on täpsemad, siis tulevad isiklikud aastad ja siis tulevad kosmilised aastad. karmanumbrid on kõige täpsemad ja neid sa saad niimoodi, kui sa, võtame, ma toon suu peal näite, kui sul, loodan, et sul vastu pole, et huvi ka väike on huvi on, et räägi. vaatame karma-aasta, kosmiline karma-aasta 2026, sinul on siis niimoodi, et võtame sotsiaalses plaanis, ühesõnaga see füüsiline aktiivsus, igapäevane elu niimoodi, karjäär. 2026 aasta on 1, Mm, selle liidad kokku oma elude numbriga, mm, sa saad 9. sinu kosmiline karma, mitte isiklik karma, vaid kosmiline karma on 9 mm, ja see 9 mängib sul nüüd 8-9 vaheline mäng on ju, lõpetamised. mhm, kosmiline karma tähendab, et need on sündmused, mis tulevad väljapoolt sinu ellu, saatuslikud sündmused nii-öelda võib öelda jutumärkides, mis ajendavad sind, tähendab, mille sa reageerid, vastavate tegudega, vastavate impulssidega niimoodi on ju. ja sa hakkad niimoodi oma elu suunama, vastavalt nendele reageeringutele, mis väljapoolt tulevad. aga isiklik armastus, see tuleb sinu enda seest, sinu enda, mitte otseselt seest, aga sinu enda tegudest lähtuvate tulemite summana nii-öelda, mis lükkab sind nagu tegutsema. mhm, selle autor oled sa ise ja mhm, need kaks numbrit on väga täpsed. aga selleks ma pean teadma, mis su isiklikku aastat, sul on päiksenumber on 1, hästi mehelik number, sa pead õppima iseseisvust, see on dharma number muuseas. kui liidab kokku sünnikuupäeva ja sünnikuu, saab päikesenumbri. mina nimetan seda dharma numbriks, see on niisugune rahulolupunkt, et sa pead tegema seda, mida see number sulle ütleb, siis sa tunned ennast hästi. see on siga oluline number. rahulolu on väga tähtis inimese jaoks. seepärast, 19. et naisterahval on 1 keeruline. sul on 16 pluss 3 saad 19. suurepärane, palju õnne. 19 on Saturni mõju all. pluss päike, pluss Pluuto, Marss, pinge. see on evolutsioon. füüsiline evolutsioon, hästi jõuline. lihtsustuna 7-3, see näitab veel konkreetne vaimne arengupotentsiaali liin on taga iseenda jaoks. sul on seal, sinu dharma kätkeb üheaegselt nii füüsilist evolutsiooni kui vaimset evolutsiooni, üheaegselt. sellises kombinatsioonis ei ole, see on väga suht harva esindus. see ei ole kerge. see nõuab väga palju pühendumist, väga palju tööd iseendaga, kõik, mis iseendaga teed, sa pead kohe selle välja lükkama, sest 1, 19, 1, see näitab, et sa pead tegelema enese kehtestamisega väljapool kodu. sa pead endast oh, ise välja tulema, sa pead õppima mehelikkust. sa pead õppima laeva juhtima nii-öelda. tead, ma ütleksin niimoodi, et kodus ma olen selline vastikult pehme vahepeal, aga kui ma olen väljaspool, siis ma olen selline mõnus ründaja ja kõik vaatavad, issand, kui julge sa oled. ma olen kodus ka väga julge, aga siis ma olen selline kanaema hullult, selline liigselt mis sul kanaema. see nime ja number tuleb sul? kui sa Mm. oma eesnime, sünnitunnistusel oleva isa nime kokku liidad ja perekonnanime, neiupõlve perekonnanime. ma pean ütlema, et ega ma ei mäleta. Kui sa ei mäleta, siis ma arvan, et kui sul niisugune erinevus tulevad, siis sul üks pool on tugevad mehelikud maskuliinsed numbrid, teine pool peab olema ka see femiine. ja kodus tuleb kõige rohkem välja hingenumber inimesel. see on Mm. täishäälega kokku liidad Mhm. tavaliselt. ma pean selle see nüüd on sul tegema. 2 või 6 midagi. tee ära, vaata. tähtis on loomulikult vaadata, kuidas sul need femiinsed numbrid ühinevad terves nimes
nende mehelike numbritega, missugused, kus nad öeldud, et ühendusi nad loovad omavahel, nagu aspekte. mm. vot see on tähtis. Jaa, kuule, nüüd mul tekkis nii huvitav küsimus. näiteks vaata, see video läheb nüüd välja, on ju, minu kanali peale. kui nüüd kellelgi on huvi Mhm. täpselt samamoodi, sa tegid praktiliselt mulle minust sellise minianalüüsi, ainult teades siis minu sünnipäeva, kuud ja aastat, on ju, ja siis tegid jah. tin-tin-tin sellise ära. mul on ka näiteks ka videokohtumised, kus ma siis ka tunni aja sees räägin praktiliselt nii palju, kui ma näen tema sünnikaardist, näitan talle kõiki asju, aga sina teed Mhm. lihtsalt teades neid asju ja sa oskad juba väga palju informatsiooni välja anda juba oma kogemusest. kas, jah, kas ka, seda küll. kas sa ka sellist asja näiteks saad Zoomi kaudu teha või näiteks tehakse ju ka Whatsappi videokõned, Messengeri noh, videokõned? Whatsappis suhtlema samamoodi, mul on Whatsapp täitsa olemas, see on tasuta kõne samamoodi onju. ma Mm oma selle Itaalia tõlgiga suhtleme läbi Whatsappi tavaliselt. -hmm. ta osa ajast on Eestis, osa aja on seal Itaalias kusagil, rääkib ringi. no aga ühesõnaga võib-olla ma mõtlesin selle peale ka, et peaks võib-olla olema selle aastaraamatu soome keeles ka avaldama, sest see tõlk mul, noh, ta oskab soome keelt ka väga hästi, professionaalselt ühesõnaga. mm. -hmm. ma ei tea, kahe vahel, kas teha järgmine aasta see raamat ka soome keelde või mitte ma ei no tea. ikka võib teha alati, ainult et mina seda müüma ei hakka, aga selles suhtes niikuinii ostjaid on ei, palju. Ja see ma pole kohe, üldse see, ma lihtsalt, see alati on tasub sihuke asi. teha, alati tema tasub. on jah sihuke, kes räägib, aga minu jaoks on see mingi äriprojekt, hakka jälle jamama ma ei tea. Ma tahtsin just ütelda, Timo, kui sa nüüd aru saad, siis ma kogu aeg müün sinu eest, sellepärast et sa müü jah, müü. ma juba müün, sellepärast et ma ju ütlesin, et kas sa saaksid sellist minianalüüsi näiteks teha, noh, kas mini ja mini, võib-olla pool aa, tundi või niimoodi, et saaksid teha ka minu vaatajatele, kes nüüd praegu kuulab, noh, ma panen ikka, selle vaata video üles ja siis ma panen sinu kontaktid alla ja siis te saate juba leppida jah, kokku, sest sa tegid praegu niimoodi puusalt tulistades juba ära. aga ma teengi niimoodi, jah, no ta on tavaliselt ma puusalt teengi tulistaja. niimoodi. jah. mina lasen, ma ei, jah, miks ma peaksin pingutama rohkem, kui ma saan inimese põhiinformatsiooni kätte juba tema sünnidaatumist ja eesnimest. Mm. tahan veel öelda, et eesnimi ja sünnikuupäev on otseselt seotud omavahel. Neid asju peate kindlasti teadma. Ma ütlen Neid sulle, nimetatakse eraldi, jah, räägi. neid, neid nimetatakse eraldi veel lukuks ja võtmeks. Lukk avab võtme, no selle võti avab luku, ma ütleks endale untsuprotsessi. ja kusjuures lukuks ehk passiivseks pooleks on sünnikuupäev ja aktiivne pool ehk võti on eesnimi. see on väga oluline. Neid nüansse on seal väga palju, eriti kui mis number eesnimi on ja milline eesnime esimene täht. see on veel see võttide võti nii-öelda. tead, see vaata. eesnime, räägi, muidu ma jäängi ise kõnelema siin, sa ei küsid. sina pead ka olema mikrofonis, poiss, nüüd lõpeta ära, ma ütlen siin. ma lihtsalt, saad aru, ma ahmin õhku, sest tead, see on nii huvitav, sest no esiteks meie koolkonnas on see, et hingede emissioon on ju, mida arvutatakse välja, see on nagu A ja O. siis tulevad kõik need, kõik numbrid on nii olulised, aga vaata, meie no, koolkonnas ei pööratud väga palju tähelepanu näiteks nimele ja perekonnanimele, see huvitas mind mm, ennast. Aga see, mis sa praegu räägid, vaata, see ongi nii, noh, see on jälle asi, millele nagu võtta veel rohkem tähelepanu nagu pöörata, sest no ma ja ei õpi ka ees, kogu aeg alati. vaata, kui sa hakkad nimega tegelema hakkama, siis võta eesnimi ja kui inimesel on see süüdnimi, hüüdnimi vot need hüüdnimiga ja see näitab, kuidas inimene on arenenud, mis suunda ta on läinud. mm.. et sa, et noh, mõnele inimesele ei meeldi tema eesnimi onju, siis ta võtab pseudonüümi või saab hüüdnime või mõnele ei meeldi jälle hüüdnimi. hüüdnimi on niisugune asi, mis paistab inimesest momentaalselt välja, see on nagu ta viisikaart, eesnimi on nagunii viisikaart, aga siis see on veel see nagu see kõige säravam selle asja juures onju. vot see on ka oluline teinekord. no ühesõnaga, ega see värk siin otsa ei lõpe, ma ütlen teile kõigile. see on päris tegelikult numeroloogia on päris mahukas teema iseenesest. ja aga see on väga põnev, et ma tahan sellist asja küsida, näiteks vaata isiklik aasta, sa ütlesid ka, et karma aasta, et number üks, vaata 2026 Mm. liidetakse kokku elude numbriga, aga siis mina jällegi vaatan seda sellise tsükliga nagu 1-9 ja liidad kokku siis oma sünnipäeva, kuu ja jooksva aasta kaks tuhat kakskümmend ja kuus. siis tulebki isiklik aasta ja selle isikliku aasta sa saad, sul on praegu kaks onju, no Mhm, lühidalt ütleme see kaks onju. see mhm, hakkas sul sünnikuupäevast nüüd jooksma 16. just. ja selle liidad kokku oma eluteega, Mhm, sa saad ühe. mhm.
ja kosmiline oli sul 9, on ju. Mhm. sul on karvanumbrid, isiklik 1, kosmiline 9. Füüsiline evolutsioonitee. uue alustamine on su, millegi uue alustamine, käivitamine on su isikliku karma eesmärk praegu selles aastas. see on ääretult aktiivne aasta. ja kosmiline karma nõuab sul lõpetamise. sa üheaegselt alustad ja üheaegselt lõpetad vanad protsesse. alustad uutega, lükkad vanad minema. isegi ka aasta 2 sa teed seda diplomaatiliselt, võimalikult koostallilt, otsid uusi koostööpartnereid omale ja diplomaatiliselt. 2 on nende kahe numbri vaheline päästekanal sulle, sest 1 ja 9 on mõlemad tulejõuga ja nad võivad tihti omavahel konflikti minna. ja siis on pauk missugune. 2 on see, mis teeb selle asja planeerid valmis. vahepeal. vaata, kui huvitav jah, poiss, ah. vaata, vaata, mis sa praegu teed siin blondi tüdruku mõistes, lähed sassi siin numeroloogia maailmas. ja kusjuures kõik läheb täpselt nagu väga õigesti, mida sa räägid. mul hakkabki nagu justkui üks eluetapp täiesti esimesest, ütleme 29. maist novembrist, kurjam, aprillist. ja tegelikult midagi väga olulist saab nüüd justkui lõpetatud ja samas ma pean jah, seda number 2 hästi oluliseks. kuule, ma ei tea, nüüd ma sain kohe ühe taseme võrra natukene nagu teadmist juurde, ma pean hakkama tohutult praktiseerima. väga põnev on loomulikult neid hakka jälgima, et isiklik aasta ja kosmiline aasta liida elude numbriga kokku, saad selle sotsiaalse väljundi. mm.. aga kui sa juhtumisi tead inimese domineerivat numbrit, selles mõttes peab rääkida sulle, nüüd ma räägin sulle kiiresti. domineeriv number saadakse 10 põhinumbri, noh, teed 10 põhinumbrit ja nende seast vaatad, mis number on kõige võimsam, kõige rohkem aktiivne. näiteks kui elude number, nime number, hinge number, sünnikuupäev, individuaalsuse number, aktiivsuse number, no võtame praegu need, saatuse number ka on ju, 7 nagu on ju. kui nii nende seas on elude number ja sünnikuupäev üks ja sama, 9 näiteks. ja mm.. teisi numbreid kõiki on 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 on, aga 9 on 2 nagu. ja Mm. kahe olulise koha peal veel, siis see on see domineeriv number. Mhm. ja vot nüüd see aastad, mis sa saad, isikliku aasta ja selle liidad kokku domineeriva numbriga. Mhm. ja sa pead vaatama, mis kohas need domineerivad numbrid sul on. kui see domineeriv number, ütleme, istub sul sünnikuupäevas ka onju, siis sa saad isiklikus plaanis reageerima sellele väga, väga, ütleme, vahetult kohe. sünnikuupäev reageerib vahetult, ta on kuu elemendiga seotud, Mhm. aga elude number, tema rohkem päikseelemendiga seotud, see on sihuke väljapoole minev, see näitab, kuidas sa füüsiliselt nagu tahad ennast kehtestada. vot neid kohtusi tuleb ka vaadata, kui sa ainult keskendud elude numbrile, siis sa sellele keskendudki, et mismoodi sa realiseerid ennast. aga mina kui sa teed selle numerolo-, arvutu-, jah, räägi. räägi. kui sa teed selle arvutuse lähtuvalt sünnikuupäevast, siis sa pead keskenduma sellele, kuidas sina reageerid, kuidas sa vastu võtad neid asju iseenda jaoks. Need on ka erinevad kohad. nagu veel põnevamaks läheb, ehk siis teie kõik kuulajad, kes te siin pikalt mu kanalil olete olnud, siis pange vahepeal pausile, kerige tagasi, siis kuulake, proovige järgi ja kui mingeid küsimusi on, siis kirjutage Timole. minuga te juba teate, kuidas asju ajada. Timo ajab nii põnevaks selle värgi, et ohoh, nii et kasutage mind, kasutage Timot, kasutage kõiki ja astroloogiat, human design'i, ühesõnaga nii palju, mega palju vahendeid on igasuguseid, kuidas ennast aidata ja sa ütlesid hästi kihvtilt ka, vaata et sa teed kõigepealt kliendile selle numeroloogilise, noh, nüüd reageeris arvuti. skeemi koos ja arvutusega teen ära. sa teed selle ja siis sa teed selle Veda astroloogia on ju skeema või selle plaani teed lahti. jah, et tavaliselt nad peavad kattuma ja kusjuures on jah. ma räägin ka alati, soovitan inimestele, mina ise ei tee mingeid astroloogilisi asju, Mhm. aga need kõik peavadki kattuma, sest sa oled sina, et nad täiendavad kõike täpselt, ühte ühte. ja selge. kusjuures mul üks viimane avastus, mida ma avastasin, ma kogu aeg tuhnin ja uurin neid asju, et on see, et näiteks vaata, ma olen 48, ma liidan 4 ja 8 omavahel kokku. Mhm. siis ma panen ritta oma sünnipäeva, kuu ja aasta ja siis näiteks mu päev on 16 ehk siis sellest Mhm. märtsikuust 1,5 kuud reageerib see number, kui ma liidan kokku ühe ja siis 48, mis ma seal kokku sain, 12 on ju. Mhm. Mhm. ehk siis Mhm. see on minu see esimene 1,5 kuud sealt jookseb ja siis kuni niimoodi järgmise aasta sinnani. kas sa sellest ka midagi tead? ma olin nii uhke, kui ma selle välja nuputasin kui ma nüüd õieti aru sain, siis sa võtad selle sünnipäeva, sünnikuu kokkuliitmise numbri ehk päikse numbri on ju, mm.. see Dharma number.
sul vahepeal hakist kergelt, et ma ja ei ma saa. võtan selle vaata, et ma olen praegu 48 jah, seal tuleb kolm sulle vast. ja selle ma liidan kokku, on ju, siis ma saan Mhm. jah, 3. Siis ma hakkan Mhm. vaatama, ma panen kõik oma sünnipäeva, kuu ja aasta ritta ja siis ma ja, liidan need ülevalt alla ja siis ma näen, kuidas mu aasta liigub praktiliselt. kirjutad niimoodi Ja siis ma horisontaalis üle-alla. siis ma näen, kuidas need hakkavad nagu liikuma, siis järgmine aasta, kui ma olen nelikümmend seda, üheksa, liidan jah, jälle kokku seda, ja siis ma vaatan jälle, kuidas aasta liigub. seda system'it ma ei ole kasutanud. ah, see ma olen nii on, uhke, ma sain ühe asja sulle ka rääkida. ja ikka, elementaarne vaat see on. jaa, Igal inimesel on midagi, mida minul ei ole ja teisel on vastupidi jälle. no kus ma oma teadmisi saan, ma saan ikka niimoodi, et ma läbi teiste inimeste, inimesed on peegliks ju, kelle absoluutselt. iseendale. Jaa, mina olen sulle selles suhtes, Timo, nii tänulik, et ma ei tea, mul tundub, et ma tahaks järjejuttu mingi aeg teha, aga vaatame. no sa selles võid ju veel öelda, aga vahet ei ole, ma võin sinuga rääkida küll, kui sa tahad. selle aja võimalik, ikka leiab, ma arvan no,, ise oma aja peremees, välja arvatud mõned kohad peab mandril käima siin, siis on olukordi, kus ei saa no.. aga ma olen vahepeal topelt. tegelikult, mitte vahepeal, aga ma olengi selles suhtes nii tänulik sulle, et ma tahaksingi tead selliseid just kokkusaamisi teha, et kus mina õpin sinult mingisuguseid asju, ma tean mingisugust sealt vene koolkonnast, sina Mhm. tead nagu nii palju, sul on nagu nii mega palju kogemusi, on ju. ja siis siit näiteks minu kuulajate seest inimesed leiavad ka võib-olla sellised inimesed, kes ei tea sinu tehnikatest midagi. täna sa tegid mulle selle Mhm. minianalüüsi ja ma ütleksin ka, et kasutage seda võimalust ja Timo analüüsib teid vot niimoodi, 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 mina vaatan niimoodi, niimoodi, niimoodi ja siis me saamegi nagu kokku mingisuguseid hästi huvitavaid nagu lähenemisi. jah, miks mitte. mul on vist isegi mingi link kusagil, üks klient mulle andis, kuidas, ma ei ole seda kordagi kasutanud, peab õppima, et näidata kaarte Zoomis, nii et sina näed, kui mina midagi kaardi peal teen või milline kaart nagu on. ma saan näidata siis Veda astroloogia kaarti, kuidas see töötab näiteks riigi prognoosi peal, Eesti riigi prognoosi peal kasvõi on ju. Hmm. Nad said seda ära õppida, mul on see link olemas, aga õpetus ka, aga ma ei ole seda kunagi testinud. ma ei ole sihuke interneti inimene, sihuke arvuti, noh, arvuti riistvaras ma olen küll palju tegelikult kuulanud, on ju. aga mul sõber, kui see siia mingi aeg tuleb, ta ema elab siin kogu aeg, noh, kadakiidlane nii-öelda. äkki tüppab läbi, siis võib nagu uurida seda asja. no siis ma saan ühesõnaga sulle informatsiooni niimoodi jagada küll. ma arvan, et teate, et nüüd teie, kallid kuulajad, kes te siin kuulate, kommenteerige siia alla näiteks, mis teemasid teid huvitab ja me võime täitsa panna nokad kokku ja jälle arutada võib-olla mingisugust sellist Mhm. numeroloogilist teemat. vahetame lihtsalt mingeid mõtteid ja jällegi tuleb selline mingisugune lihtsalt arutelu. ja meil mõlemil ka huvitav, vähemalt mul on nagu mega huvitav. ma olen, Timo, nii õnnelik, et sa siin oled. et võta heaks. tead mis, aga ma lasen su vabaks selles suhtes, et suur-suur tänu sulle selle aja eest. kas teil päike paistab? Mhm. kuule, meil on väga ilus ilm. meil meil on pole ka, mingit lund ja mingit vihma, mitte midagi, meil palju see näitab siin praegu, soe küll ei ole, näitab siin 6-7 kraadi sooja, aga väga ilus on. meil on 10 kraadi eile tormas. Teil ja on 10 kraadi päiksega, on see päikse käes või mul on ilus? ei ole varjus, ilus. no siis Soomes on praegu soojem kui Hiiumaal, noh, see on küll kummaline, tavaliselt Hiiumaal on soojem. no teil on tormituuled seal. ja meil eile oli kõva torm seal, aga aitäh ilus ilm ja sulle. kõva torm. võta naudime, heaks. naudime ilma ja kirjutage palun teie siis Timole, kirjutage kommentaaridesse, mida te tahate kuulda, näha ja siis ma annan Timole jälle teada, et äkki võiks teha väiksed trehvid siin Youtube'i maailmas läbi Zoomi. vot no nii ikka võib, miks mitte. ja väga aitäh, Timo ja tšau. võta heaks.